Tere, minu nimi on Miikael Meemaa ja te kuulate Helilasepesa podcasti. Nautige. Jah, tšau. Jou. Ho, 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 ho. Eetris on Helilasepesa podcast koos Jüri Leebedevi. Ja Andreas Jäägeriga. Ja, nii on. Dünaamik duo, dünaamiline duo. Dünaamiline duo. Täna dünaamiline duo viib oma need levelid veel kõrgemale, sest et Jüri on otsustanud ühe loo teile rääkida. Kui ma mõtlen tagasi selle peaaegu 1,5 aasta peale, mis me oleme siin saadet teinud, siis pidevalt on mingi teema, millest sa nagu saaksid kaasa rääkida, aga sa ei ole julgenud, sa ei ole tahtnud seda teemat puudutada, kuni siin nädal-2 tagasi sa nagu tulid selle teemaga, et räägiks selle suu puhtaks ära ja siis saaks nagu rahulikult edasi minna saadetega. Jah, et vaata, kui me alustasime podcastis, meil nagu oli nagu see, et me räägime nagu kõigest või me nagu ei varja midagi, aga ma suht kohe otsustasin ära, ma jätan ühe etapi või ühe faasi oma elust nagu välja või kõrvale ja nüüd ongi nagu see koht, kus ma nagu tunnen, et selle mitte ära rääkimine on pannud mind natuke suukorvistanud või kuidagi, et ma ei saa nagu teatud vestlustest kaasa sõna võtta, kuna ma olen otsustanud sellest mitte rääkida. Et inimesed ei tea sellest midagi. Kui ma nüüd nagu räägiksin, siis tekib inimesed, mis nüüd toimub, vaata. Ma alustan siis tegelikult nüüd täitsa algusest. Et vaata see minu abielu tegelikult, kui me käisime Dissidendi saates, siis me seal küsiti ka, et miks me abiellusime ja kuidas see kõik oli. Siis tegelikult minu abielu üks siuke loogiline algus oligi see, et mina ja mu siis peagi tulevane abikaasa, me olime rasedad, et ma nüüd ei suuda täpselt meenutada, mitmes kuu oli, aga juba oli kõhtu näha. Kas see abielu nagu põhjus siis oligi tegelikult siis laps? Noh, see oli nagu üks osa põhjusest, sest tegelikult oli ju kõik oli ilus, vaata, saad aru, et algus oli ilus, kestus oli ilus ja tundus ka tulevik on ilus. Vaata, saad aru, et pere ja see oli nagu selles mõttes nagu, et klassikalises mõttes võib öelda, et sa võtsid ära naise, kelle sa lõid paksuks. Selles mõttes, et ma nagu käitusin nagu õigesti ja ma mäletan nii täpselt, et ma arvan, et oli mingi august või midagi selline suvi hakkas läbi saama, siis kui nagu tuli see pulga peal oli see kriips, vaata, siis vaatad, okei, et nüüd on nagu laps, on ju. Ja siis oli see koht, et okei, et me jätame lapse alles. Kuidagi nagu me jõudsime. Aga mis su kõige esimene mõte oli, kui sa nagu seda nägid? Äkki sa mäletad kirjeldada, et mis sa nagu mõtlesid? Ma nagu ei mäleta seda esimest mõtet. Esimene mõte oli ikka wow või nagu wow või kuidagi niimoodi, et mis nüüd saab, vaata. Esimene mõte ikka alati, mis nüüd saab. Ma olin siis tol hetkel mingi noor poiss äkki või 23 või. Ja tollel ajal mõtted olid nagu teistsugused natuke. Kas te elasite muidu koos juba? Jah. Okay. Aga see mõte nagu ei on nagu hirmutav või kuidagi selline nagu, et nüüd on tulevik on perses ja kõik on, pigem oli alati nagu optimist oli ta, et okei, et meil on 2-toaline üürikorter, küll saab, on ju, me oleme alles nii noored, vaata. Ja ega saigi ju tegelikult, ega midagi jäänud selle, nagu saamata, sellepärast, et me lapse saime. Et sealt edasi tuligi kuidagi see, et aga nüüd võiks juba abielluda, siis saaks nagu perekond, saaks kõik ühtse nime, vaata. Et ei oleks seda niisugust nime, et ema on ühe nimega, laps on teise, isa võib-olla 3. nimega või kuidagi niimoodi. Ma arvan, et see oli nagu okei. Ja nii ta läks siis, et paar kuud hiljem november, 17, ma võin eksida, oli mul pulmad. Aga kas see otsus tuligi see nagu abielluda, et oligi nii nagu koos otsustasite, et kuule, et aga nüüd nagu võiks, et tähendab, või sa ikkagi lasid ennast Ei, ma ei ole ikkagi selline Mr. Romantik, nagu sina oled. See on huvitav, see, mis sa praegu räägid, et on täpselt kõik need 3 asja, mille vastu mina tegelikult nagu olen. Et abielluda sellepärast, et lapsel oleks üks nimi, abielluda lapse pärast ja siis veel teha seda sellise, abiellume siis. Okei, aga sa oled selle vastu, vaata, aga et kui sa oleksid 23, et siis sa ilmselt kas sa siis ka olid või? Kallis sõber, tegelikult ka, see on sinu lugu, ma ei charge siin, ma lihtsalt räägin, et see on nii huvitav, et see on praegu täpselt kõik need asjad, mida mina ei teeks, et aga see on sinu lugu, sa olid 23. Aga see nagu tundubki nii õige tegelikult, et sa teedki nagu seadusliku naise oma kooselu partnerist või sellest kaaslasest siis. Ja ma ikkagi jään selle juurde ka, et armastus oli ka nagu suur, vaata, see nagu, armastasidki. Et siis nagu tundus õige. Ja siis olidki need pulmad ja trall ja rasedus ja
kuniks saabus kätte see huvitav päev, kui oli reede õhtu ja ma tulin kodu töölt. Ma istusin arvuti taha maha. Jah, mul ei tule arvuti kodus ja ma istusin arvuti taha maha, korkisin ühe selle õlle lahti. Jõudsin vist pool ära juua, kui abikaas ütles siis, et kuule, tead, peab vist minema hakkama, et kuidagi, ta natuke nagu valutas päeval juba seal kirjutas, et tal natuke valus ja niisugune ebamugav. Aga selle kuupäevani, mis oli sünnitusena antud, see oli 14 päeva või oli 17 päeva veel aega, et ta nagu, jah. Kas juba selle raseduse ajal, kas siis juba sul abikaasa jäi või? Kas ta raseduse ajal ka ei olnud, aga enne rasedust ikka panite notti korralikult? No kes ei paneks enne, selles suhtes no charge there. Et mõtleme, korra hüppan nagu edasi, et see alkohoolik sai temast hiljem. Või oli ju kogu aeg alkohoolik, seda me ei tea. Et alkoholi ta selle ajal ei pruukinud? Ei. Sigaretti? Ei suitsi teinud üldse. Selge. Ja siis ma sõitsin ka haiglasse, läksin haiglasse, ühesõnaga jäigi sisse ja siis vaata, see on nüüd see sinu sünnitusstory, vaata, et sa rääkisid, mul oli nii palju nagu seda äratundmist või oleks tahtnud nagu kaasa rääkida, aga siis ma nagu ei saanud rääkida, sest et ma ise otsustasin niimoodi mingi aeg. Aga mul oli ka öö otsa valus äge sünnitus ja kui see laps lõpuks välja tuli hommikul 6-17, ma mäletan, registreeriti see kellaaeg. Me olime ka vist 12-13 tundi juba siis sünnitanud ja öö otsa üleval olnud ja ma ütlen, mina ka nutsin nagu tuleb torust neid pisaraid voolas, et siis ma mäletan, kui arst küsis või see, ma ei tea, kas ämmaemand või kes see seal on, et kas isa tahab välja äkki minna või kas isal on paha, ma ütlesin, ei ole. See paha mul ei olnud, lihtsalt emotsioonid lõid üle pea. Aga see jällegi, minu mõte on ka see, et see sünnitus kui selline, see on nagu jõhker, vaata. Et see ei ole selline ilus sünnitus, et jess, on ju kuidagi, nüüd ootame last ja natuke pressime ja siis tegelikult on see ikkagi korralik sadism või ma ei tea, kuidas seda nagu öelda. Et mingi öö otsa oli mingid valud, mingid karjumised, siis talle anti seda, ma ei tea, see maskiga vist naerugaas või mis talle antakse, vaata, et väheke lõbusam oleks või ei oleks nii valus või midagi. Et toda ja siis lõpuks kuskil vanni üldse, et see käis, ütleme see öö otsa oli mingi valutamine ja siis see mingi 20 minti vist oli kogu sünnitus. Et nüüd, kui öeldi, et nüüd tuleb, siis põhimõtteliselt siis tulid mingid inimesed, siis hakkas nagu asi pihta, siis oli ja siis läkski asi kiirelt ja tuli kuskil vupsti niimoodi välja ja 2,567 oli siis väike tüdruk. Mis on väike, jah? Oli, et ma räägin, kui ma teda nagu nägin, siis ta oli nagu nii väike, et ma ei mõle praegu peas sulle öelda seda pikkust, aga mul on see kuskil kirjas ka. 1,2 kilo väiksem, siis kui mellu vist. See on ju 1/3 väiksem. Aga ma nüüd ei tea, et ta sündis nagu natuke enneaegsena, aga siiski seda ei loeta enneaegseks sünniks. Palju ta enneaegne oli siis? See oli vist 6 aega? 17 päeva äkki oli. Et see ikkagi jääb sellesse normvahemikku, aga enne seda sünnitus nii-öelda ennustatavat päeva. Aga siis oli ka elu jumal ilus, vaata. Siis ma kappasin kodu hommikul veel, läksin magama, siis ma käisin ka kuskil apteegis, anti mingi sünnitajate mingisugune abipakk või mingi asi anti mulle. Keegi ütles, et mine võta, siis saad. Ma kuidagi sain selle sealt ja siis ma läksin tagasi haiglasse, siis ta oli 5 päeva oli haiglas, siis ta ka ei võtnud kaalu juurde ja oli ka see, ja talle pandi see kanüül otsa ette. See oli nagu, ta oli nii väike ja siis see kanüül oli nagu sihuke, tal oli mingi auk löödi pähe, ta oli esimesed mingi 3 ööd oli selles inkubaatoris üldse. Et ta ei olnudki nagu ema juures, ei maganudki ega midagi, et ta oli seal nii-öelda õdede, beebide toas mingi jälgimise aparaadi all või kuidagi, et ja sealt edasi siis kupatati meid kõiki sinna Luuninisse, lastehaiglasse, see roosa maja, mis on hästi kole ja lagunev. Seal vist hakkas kuidagi asi nagu paremuse poole kiskuma. Seal ta hakkas, muidugi seda tissi, keda ta väga ei võtnud, et tal see tissiga oli imemisega oli üldse siuke nagu, et ma ei tea, kas see tiss oli suur või suu oli väike või mis seal oli või ei olnud lihtsalt nagu, aga ikka ta algusest peale väga ei tahtnud sealt seda tissi otsast midagi võtta, et see oli ikka vaevaline alati. Tundub, et see on ikkagi vist üsna tavaline, et alguses lapsed ei saa selle asjale pihta. No ma usun ka, et on, et seal võib-olla mängibki rolli see, kui sa oled eriti väike, siis see tiss ongi võib-olla suur ja ongi raske.
aga meil läksime suht kohe, aga hakkasime seda abitoitu nagu andma talle, päris seda, no ei olnud midagi teha, vaata, sa pead ju süüa andma lapsele. Ja noh, tegelikult tagantjärgi võib-olla mõelda, siis palju asju oleks saanud teistmoodi teha. Aga tol hetkel sa olid 23 aastane, või sa midagi tead, või sa mõtled, sa teed seda, mida sulle arst ütleb ju, vaata, või... Aga mis sa mõtled, mis sa oleks võinud teistmoodi teha? Ma ei tea, piima välja lüpsta ja siis anda näiteks, et vaata, tegelikult on see ka ju see, nüüd ma nagu, noh, ma olen sellest nüüd 13 aastat nagu eemal olnud sellest dissitamisest, on ju, aga seal ei ole nagu see, et kui sa nagu hakkad dissi sealt kuidagi, siis hakkab rohkem tootma. Et kui sa dissist ei võta, noh, et beebi ei saa kätte hästi, et siis ega ta ei tooda ka enam seda piima juurde. See ongi see, et naine saab imetada täpselt nii kaua, kui laps võtab. Kui laps lõpetab ära, ega siis dissi tootmine lõpeb ka, või see piima tootmine lõpeb ka ära. Ma ei tea, sa võid Lemmega rääkida neil teemadel, ilmselt teab parem. Ma tean, et rinnad hakkavad vahepeal nagu niimoodi lõhkema, kui laps nagu liiga pikk vahe jääb sisse. Mina tean ainult sellest rohkem, ma ei tea. Ilmselt oleks seal saanud ka, aga me läksime suht selle luti pudeli peale üle ja tunnustas Liisbetile hullult nagu sobis see, et ta sai nohe seda lutist ja sealt vuhas suhu seda janti talle, seda piima. Noh, tunduski nagu selles mõttes nagu lihtsam, et okei, siis läheme selle peale, et inimesed võtad lahti mingi perekooli või mingi foorumi, mingi asjad, siis see ei ole nagu midagi sellist, wow, et nüüd, mis sa nüüd teed, vaata, et see on, tegelikult on see tundus tol hetkel suht tavaline asi, et annadki lapsele seda piima ja kõike. Mis siis edasi? Siis saime kodu. Ja siis oli ka see, vaata, et nagu sa ütlesid, nagu sinu beebil oli, et see kaal ei tahtnud tulla. See kaalukõver oli ka, mul oli ka alguses nagu haiglas hakkas nagu tõusma, see oli ka, et iga päev kaalutatud on ju, või isegi iga enne söömist ja peale söömist ja nii, mis iganes. Ja siis hakkasime perearsti juures käima mingitel hetkedel kaaluma, siis oli ka see, et alguses natuke tõusi ja siis hakkas nagu langema ja langes ikka päris mitu 100 grammi kohe. Et kui sellest 2,567 sai mingisugune seal veel umbes sama kaal tuli tagasi, hakkas juba allapoolegi minema, siis oli ka see, et perearst ikka, et oi, ma ei tea, et ikka pange rammusamat ja vaadake veel rammusamat piima ja kuidagi nagu ei olnud nagu sellist tuge nagu oleks võinud olla, aga sina noore vanemana taaskord jälle, okei. Et noh, arst ütles, ju ma siis teen nii, vaata. Aga see mure minu arust sai ka ikkagi lahendatud, oligi, vahetasin mingi piimasorti ja mingi vähe rammusam ja siis hakkas see kaal ka tõusma ja siis oli niisugune chill beebi aeg, tead. Esimest 2 nädalat samamoodi, minu arust ainult magas. Sõi ja magas, mitte midagi ei teinud. Ja siis hiljem ta nagu hakkas, ma ei tea, kas need hambad olid enne või hakkas mingid imelikud gaasivalud või. Aga ei olnud ka nagu mingid, vaata öeldes, et gaasivalud ja need hullud asjad on ju. Minu arust oli mingi esflumisaani tilgad olid andsid ja ei olnud nagu häda midagi. Kuidas sul on gaasidega on praegu? On midagi või? Tänks küsimust, hetkel ei ole viga. Ja. Aga ei, meil on nagu kõik selle mõttes siiamaani ideaalne olnud. Ma ütlen, et see vist, mul tundus ka, et see on niisugune hirm, mida räägitakse kõigile, et gaasid ja siis on kõik perses. Ma ei tea, mina ka nagu ei kohanud, ma ei mäleta, et oleks olnud, võib-olla korra oli midagi, aga üldiselt. Ma arvan, et see on hästi individuaalne, samas see ka nagu väga palju mõjutab seda, kuidas ka vist ema nagu ise sööb, aga selles mõttes, et ma ei tea, kas see gaaside väljutamisega nagu selles mõttes on seotus. No see ilmselt on jah mingi seede teema, et kui mingid bakterid on õhus, siis nad seedivad paremini, mis iganes. No siis oligi, siis käisime chillimas linna peal ja vankriga igale pool ja rallisin ringi. Ja teie nagu selline idüll kestis mingi aeg? Jaa, minu arust tagasi meenutades siis, ütleme, kui Liisbet sündis kevadel, siis ma mäletan, et suvel meil oli ka veel jumala chill oli. Aga siis hakkas muidugi, see, et me hakkasime õlut võtma õhtuti või siukest nagu, mis ei tundunud nagu vale. Sest et kui väljas on 30 kraadi sooja, siis õhtul võtta kapist üks pilku ei ole üldse vale. Või mis sina nagu arvad? No, sinu lugu on see. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et mina nagu sain aru, mis mina nagu tegin. Aga mingi hetk ma hakkasin aru saama, et minu kaaslane kuidagi palju võtab seda. Nagu... Aga piima ta ei jäänud, dissi ta ei jäänud? Siis ei olnud nagu vahet enam? Ei, selles mõttes ei olnud vahet, jah. Ja, okei. Ja et lihtsalt oligi nagu see, et kogu aeg, siis hakkasid ka mingi ette hakkasid juba nagu hakkasin mina nagu etteheited tegema, et come on dude, et kas me peame iga õhtu nagu niimoodi võtma või kuidagi, et nagu
üks õlu 0,5 mehel ei tee nagu midagi, aga üks 1,5 džinn naisele, kes on mingi 50 pluss kilo natukene, mõjub vähe teistmoodi. Ja nii oligi, et noh, et siis me kogu aeg kraaklesime selle pärast ja muidugi see läks nagu see süvenes veel kõvasti. See. Ja noh, mina käisin tööl, mulle tol ajal oli töö, mis oli 8-5. Ja mul oli siuke töö kunagi. Et ma läksin alati õhtuti magama ja me ei läinud kunagi enam praktiliselt koos magama. Et alati oli see, et mina väisin ära mingil 10:30, läksin ära moodi, sest tema tuli alati öösel järgi kuskil. Aga Titega ikka tegeles tema, on ju? Jah, seda küll. Päeval ja niimoodi oli nagu Titega tema. Kas ta oli nagu emana hea, kui sa nagu niimoodi võtad? Kas ta ärritus, kas ta oli nagu chill? Ei, ta oli chill, jaa. Ta ei ärritunud, jaa. Okay, cool. Eks ta ikka ärritus, sest tal oli ka neid hetki, kus ta nagu murdus ja siis ükskord mälet veristas mulle, et ta ei jõua enam ja siis ma tulin kodu töölt varem ära ja siis ma olin talle toeks ja ta oli lihtsalt, see tavalised asjad selles mõttes, nagu ei midagi erilist, vaata. Et, aga tead, Liisuga oligi selline lugu, et üldiselt hakkas tegema kõiki asju hiljem, kui nagu tema ealised peaksid neid tegema. Ütleme, kui seal mingi 4-5 kuune vist juba hakkab keerama ennast, on ju, mingit pidi, siis Liisbet ei keeranud ennast. Ja minust hakkas ka istuma, me hakkasime siis käima selle arstide juures ja siis me saadeti mingi füsioterapeudide juurde, mingi võimlemise, ujumis hakkasime käima. Igal pool sai käidud lõpuks on ja siis ma mäletan täpselt, me tulime tagasi kuskilt võimlemast ja Liisbet oli 1-aastane ja 2 kuune. Ja siis ta esimest korda istus. Sa oli 1 aasta ja 2 kuune laps esimest korda istus, aga ta istud nagu pepu peal, istud nagu jalgade peal, nagu põlvili, vaata nagu siuke istumine oli. Ja siuke oligi, et kuidagi raskelt tulid need asjad ja see kaalukõver oli ikka väike ja ta oli ikkagi peenikesed jalad ja kodarad olid niisugused väga peenikesed, et ja see oli... Ja arstid nagu ka nagu midagi väga ei öelnud. Aga perearst oligi, vaat tole peale ta juba sõi putru ka meil, ja see arst oligi, perearst kogu aeg, et pange seda võisilma vaata juurde ja et ikka nii ja ikka küll ta tuleb ja küll ta see, ta ongi nii pisike ja tal tulebki raskelt. Ja hästi palju nagu küsitigi seda, et kuidagi, et Liisul oli ka üks haigus, kaasa sündinud geneetiline haigus, osteogenesis imperfecta, mis on siuke luustiku haprus äkki või habrad luud või midagi seesugust on ju. Ja et siis perearst, pereõde siis automaatselt nagu eeldasid, et see on sellega seotud, aga tegelikult nagu ei ole. Et igasugune kaalukõverus, igasugused asjad, kõik need on nagu teine asi, et see ei mõjuta neid asju, on ju. Et sul on haprad luud ei tähenda, et sa ei peaks pead pöörama või et sa ei peaks külge vahetama või et sa ei peaks sööma või sa ei peaks kaalu juurde, need ei ole nagu seotud üldse. Ja kuidagi oli jah, et andke ikka putru ja andke ikka seda ja andke ikka toda ja siis nii ta oli, läks jälle minema teadmisega, et anname putru lapsele, paneme võid juurde ja eks ta siis ikka sõi niimoodi seda putru võiga ja kuidagi alguses oli meil mannapuder millegi pärast. Nüüd mina kui fitnessi spetsialist, teadlane, ma ei tea, miks me üldse mannaputru lapsele andsime. Aga arst ütles, et andke mannaputru, aga tollel me ei teadnud mitte midagi nagu kaeraelbepudrust. Ma ei olnud kaeraelbe. Aga nii väiksele, kas kaeraelbe? Mannapudru point ongi vast selles mõttes, et ta on nagu kaalua. See võib olema hambaid ja ka midagi, et sa lutsutad, aga teisi putrusid sa ikkagi pigem vaja mingit hammast, ei ole või? Ei, ma ei tea. Ma arvan, et see ei ole tegelikult ka point. Nagu. Jah, aga jäädus, ma mäletan, et oli see mannaputru tegime talle. See tundus kuidagi loogiline, et minust ise teadsid, et lapsepõlves andis sulle mannaputru, on ju, isa andis sulle mannaputru, vanaema andis mannaputru, sa andnud lapsele ka mannaputru, see oli nagu kuidagi loogiline. Aga ma praegu millegipärast vist ei mõtleks mannaputru peale, pigem mingi kaerakliide peale või midagi taolist. Aga okei, see selleks, et nii, kus me jõudnud oleme, mis aastasse? 2008, ma tean, meil juba hakkasid, Liisbet sündis 2017 suvel. 2007. Või 2007 suvel ja 2008 meil oli küll juba, siis olid juba meil suhted olid nagu raksu läinud. Kas see oli seotud selle alkoholiga või lihtsalt kuidagi te kaotasite teist lapsetulekuga? Ja kõik läks nagu, ma ütlen, see ühine hingamine nagu kadus ära. Et temal oli nagu mingid teised hobid, teised asjad, ma ei tea, tema oli mingi arvutisõltlane ka natuke, istus iga õhtu arvutidega, mängis seal oma mingisuguseid kübermänge, mitte nagu selliseid, nagu kus sa jooksid ja tulistad, et pigem nagu mingi ala mingi piljard või mingi siukesed mängud. Solitaire.
jaa, aga need olid nagu võrgumängud, et ta mängis kellegi inimestega, seal tutvus inimestega ja ta oli mingi gängides seal ja see oli kogu aeg see, et ma läksin üksi magama. Ma räägin, see oli nii kohutav, oli see üksi magama minek, et siis magad ja siis tal olid pikad küüned ja siis ta kuuled. Tollel klaviatuuridelt ka kuidagi siuksed nagu kõike nagu kuuled ja siis kuuled, kuidas see kord keeratakse lahti, vaata. Ja siis kõll. Lõpuks oli niimoodi, et hommikul ärkad, lähed tööle, siis tunned alkoholi lõhna veel voodis ja et see oli nagu niimoodi, raiski. Ma kogu aeg nagu frustratsioon nagu suurenes järjest. Kogunes, aga samas sa nagu oled seal sees, siis sa nagu ei saa sellest aru. Et praegu ma ütleme, kui praegu siin asi minuga oleks, ma lööksin suht kiirelt jalaga vastu maad ja nõuaks korda, selgust, korda või mine perse. Et ma käituks nagu teistmoodi, aga seal ma kuidagi, ma nagu lasin igast asjadel nagu juhtuda ja muidugi ma lasin ennast ära ka rääkida mitu korda nagu, et kõik on hästi ja siis tegime keppi ja siis oli jälle, kurat, chill on ja asi jälle läks otsast peale niuke ja siis kuidagi oli see ja see Liisbet seal ikka ja oma nende süvenevate muredega nagu näiteks see, et kui ta oli juba 1,5 aastane, et ta peaks hakkama vaikselt juba mingit samme tegema, ta ei saa püstigi tõusta. Et ta nagu ei tõusnud püstigi, ta lihtsalt liikus mööda pepuga, jalgadega tõmmatas mööda põrandat niimoodi ujus ringi nagu mähe oli all ja siis lasi niimoodi. Et selles mõttes oli nagu lõbus, vaata, ta tegi igast kino. Et kui ta vaatas seda mingit teletupse, siis tal meeldisid reklaamid telekast, alati kui reklaam tuli, ta tuli teleka ette, pärast seda läks jälle minema ja niisugused asjad talle nagu meeldisid, et tule oli mul akvaarium, seda akvaariumit vahepeal isegi vaatas ja ta viskas asju niimoodi nagu et nagu palli või mingit klotsi või mingit asja, läks järgi ja viskas uuesti. Läks selle järgi viskas uuesti, lihtsalt lennutas selle asju. Et ta niimoodi nagu ei mänginud nagu mingi 2 käeseks mingi asi. Et ta nagu nii, et ta pigem nagu lihtsalt lennutas neid asju. Talle nagu meeldis vaadata, kus nad lendavad. Ja siis oli ka juba hakkas sinnamaale jõudnud, kus me hakkasime käima ka Luunin nagu uues selles uuringutes, et me sõitsime haiglasse, olime vist 3 päeva, mina ei olnud, et siis ema oli 3 päeva haiglast, aga tehtigi talle pealaest alaline uuring. Ja siis ma mäletan, kuidas üks arst ütles ka, tema see arst, et kurat, et tal võiks midagi viga olla, vaata. Et võiks midagi avastada, et siis me nagu teaks, mida ravida. Või et mida nagu teha, aga seal põhimõtteliselt tehti see uuring nagu pealaest alaline, isegi kromosoomide tasemel, et kõik on nagu korras. Et ta peaks olema idekas laps nagu. Aga ometi nagu arengut ei tulnud seda vaimset arengut ja ei tulnud ka tegelikult seda füüsilist selles mõttes arengut, et ta kõnniks ja hüppaks ja teeks need oma eakaaslaste kohaseid liigutusi. Et tal oli, ja muidugi see hakkas ka välja kujunema see, et hästi tugevalt see autistlikud jooned nagu, et ta, sa saadki aru, et talle meeldib rutiin, et sa ei saanud teda suvalistel hetkedel panna suvalistesse olukordadesse või sa ei saanud väga palju muuta tema igapäeva elu. Ja tal oli oma rutiin, hästi oluline, kui rutiin oli, siis ta teadis, mis nagu tuleb teha. Ja üldse see, et ega ta ei vaata silmsidet, temaga oli raske oli saavutada. Et ta ei olnud nii tuppa, siis ta vaatas sulle otsa ja oli nagu silmside. Ta võib-olla teadis, et sa oled ruumis, aga ta ei vaatanud sind. Ja ta oli hästi palju nagu oma mõtetega ja siis tal oli ka mingi hetkel natuke hilisema staadiumis, tal hakkas tekkima ka see personaalne ruum, vaata, et ta ei lase kedagi enda personaalsesse ruumi. Ta on ka siuke autistide omane, et nad ei lase enda juurde kedagi. Või nad lasevad, aga lasevad ainult valitud inimesi või valitud ajal, et temale sobival ajal. Et ta ei ole nagu, ja siis muidugi siuke kinnised liigutused või siuksed asjad nagu, vaata, ütleme, kui autist hakkab kiikuma, vaata, ta läheb närvid, hakkab kiikuma või üldse siuke, siis ta hakkab ka, Liisbet hakkas ka nagu lihtsalt kiikuma. Ja siis ta kiigub, mingi aeg, siis ta rahuneb maha ja siis ta läheb nagu tuju läheb üle. See, mis teda nagu ärritas või mis selle põhjustas. Ja siis ta on nagu jälle nagu mõistlik, on jumal äge. Chill laps. Aga vist 2009 minu arust kevadel kuskil kolis mul abikaasa välja, tol ajal veel abikaasa mul ja siis juulis oli meil lahutus, lahutuse vormistamine. Et me oleksime tegelikult juba varem lahutanud, aga ta vist... Kuidas nagu see nagu täpsemalt juhtus? Kuule, sellega oli ka üks huvitav pull lugu, et siis ma juba olin Kroonpressi tööle läinud ja
ja see oli nagu selge, et meil ei tule seda asjast midagi välja, meil oli juba üksteise pime viha ja mis see nüüd, siis oligi umbes Liisbet oli mingi 1,5 või nii? Jah, 2 isegi, juba hakkas 2 saama juba, juba siis oli nagu siis hakkas tuligi see mõte nagu ikkagi lõplikult lahku minna. Siis ma mäletan, ma tulin üks hommiku töölt kohe, iskasin voodisse pikali, läksin magama. Ja siis ta tuli sinna, ütles mulle, et tead, kuule, et sa pead ära kolima siit, et me Liisuga jääme siia elama ja sina maksad meile siis seda laenu ja alimente ja kõike. Siis mina umbes istud seal voodis, mingi ööots üleval on jumala putsi samadega, katus sõidab ja tead, siuke stress oli jälle peal, jälle nagu magada ei saa ja siis mõtled enda, kus on nahaal, vaata, mina jään siia elama, sina kolid välja, maksad seda. Kas sa nagu ei tea, palju ma palka saan või? Et mul on kõik summad kokku ära, mul ei jäägi endale midagi nagu praktiliselt. Kas see petmise asi oli juba enne või? Jaa, see oli juba ära. Okei, aga selle saad olla siis nagu andestasid? Ma ütlen, et kuidas sa andestad, kui me läheme lahku, vaata, see on nagu osa sellest, meil oli vaja kuidagi tegelikult nagu saada lihtsalt kokkuleppele, kuidas me seda teeme, seda lahku minemise protsessi, vaata. Et selge see oli see, et kedagi saab päeva pealt välja visata, et see oli nagu fakt, on ju. Et ma ei saa anda jalaga perse minna, aga tema nagu Liisbeti selles suhtes nagu kuidagi Liisbeti automaatselt ja mina ütlesin, mina ei anna Liisbeti ära ja tema läks ilma Liisbetita. Ja ei olnud nagu mingit vaidlemist ka või? Aga ega ei olnud, aga tal ei olnud kuhugi minna selles suhtes, tal ei olnud sellist kuskil kaasa võtta Liisbeti, ega ta nagu ei tahtnud ka. Kui sa ütlesid, kui ta ütles ära, et vai, et nüüd võta oma asjad, mine ära ja hakka maksma asju, mis siis nagu vastu ütles, et ei, see on minu korter või? See oli sinu korter? Tead, ma isegi ei mäleta, mis ma talle vastu... Aga oli sinu korter? Jaa. Ma isegi ei mäleta, mis ma nagu vastu ütlesin, aga ma mäletan seda hetke, et see oli nagu kohutav, see nagu, kas sa tõesti, kas sa nagu üldse peaga inimene ei mõtle või, et mida sa nagu suust välja loobid. Et esiteks mina ei ole midagi valesti teinud, nagu võib-olla selles mõttes valesti meie suhele perse on ju, seal on alati 2 poolt on ju, ma ei saa öelda, et mina olin idekas mees ja tema ei olnud on ju, aga ma ei ole nagu midagi valesti, ma ei ole, ma ei tea, mida iganes teinud on ju, ja sa lihtsalt nagu põhimõtteliselt hävitad mu ära, et ütled, et maksad terve elu mulle mingisugused asju ja ise vaata, kuidas hakkama saad oma elus. Vaata, mõistlik naine ütleb, et toeta meid, vaata on ju siis näiteks, et või arutame läbi ja leiame lahenduse. Just, aga mitte mingi ultimaat. Aga korter oli sul ennem, on ju? Et seda ta ei saanud ka laotusega poolt endale, on ju? Et see oli sinu korter? Et ei, jah, see jäi nagu mulle ilusti sujuvalt. Et tal ei ondki nagu väga mingit varianti, vaata, et tal oleks kolis ära ja kuidagi koliski ära ja Liisbet teegi nagu minu juurde ja siis ma mäletan, et oli mingi aeg, kus ma nagu viisin Liisbeti tema juurde. Mingi nädalavahetus. Aga kuidas sa tööl käisid? Aga kui ma üksi elama jäin või? Yeah. Aga mul käisid vanemad siis minu juures. Okay. Ja mul oli ema isa oli nagu tankistid siis mina olin kodus ja kui ma tööl olin, see kas ema oli minu juures öösati või isa oli öösati minu juures või siis viisin Liisbeti sinna nende juurde. Wow. Seda ma ei teadnud. See oli tükk aega. See on ikka väga suur asi nende poolt. See oli vist mingi 1,5 aastat või midagi taolist. Wow. Ja nad kogu aeg käisid ja olidki korda mööda, et umbes, et vahepeal, kui ma olin 3 ööd järjest tööl, vaata, see olid üks oli isa, üks oli ema ja siis 3 oli jälle isa näiteks. Wow, tegelikult ka. Oli. Väga armas. Et nad nagu täie pasaga käisid seal, tõid igast asju ja mängisid ja kõik. Aga Liisbet ikka siuke nagu omamoodi, et ikka ta ei tunne, aga mul ema nagu ei võtnud ka vedu, et tema ikka surus Liisbetile nagu nüüd kuidagi tavalapse kombeid, asju, ta ei saanud nagu aru sellest, et Liisbet on nagu natuke teistsugune just, et tal ei nagu jõudnud see väga kohale või ta nagu ei uskunud seda või tahtis, tema nagu proovis sellise nüüd tule istu siia, hakkame joonistama, Liisbet ei taha pliiatsid käes hoida, tal ei ole mõttesse käes hoida, mulle see väga ei meeldinud, aga ma ei saanud ka väga midagi teha, ma ei saanud ema nagu nässu ka või metsa ka saata, et ära tee vaata või kuidagi. Ega sa ei teadnud ka paremini? Ei teagi selles suhtes, et ega ei teadnudki. Aga siis ma mäletan, et mul avanes võimalus Liisbet anda Maarja kooli mingisugusesse rühma, kus siis, vaata, ega ma tegelikult olin Liisbetil juba puude taodelnud ja olin seal veel igast asju teinud. Saime juba, emalt ma võtsin peale lahutust kohe, sain selle kätte, lapsetoetuse. Tol hetkel 9 eurot küll, aga sain selle enda pangaarvele. Mul ei olnudki vist vaja midagi teha, ma vist käisin lastekaitses rääkimas ja lastekaitseametnik vist kutsus ema välja, aga ema vist ei tulnud kohale või midagi oli seal ja siis nagu
pikka juttu ei olnud, et jaa, ema elab seal, sina elad seal, sina elad lapsega, kõik tehti kuidagi nii kiirelt ära ja selles mõttes mul ei olnud nagu ühtegi pretensiooni nagu selle koha pealt, küll mitte. Küll aga ma kohtasin hilisemas staadiumi selliseid huvitavaid asju, kui ma läksin arsti juurde, et aga kus ema on? Mis ema ei ole. Aga kuidas te siis nii tulete siia? Ma ei tea, et ma olen isa, vaata, et suht sama võrdväärne, et hästi palju oli nagu seda, et mis mõttes ema ei ole. Miks ema ei tulnud või midagi. Üksik isa nagu ei võeta nagu tõsiselt. Nagu ei võeta jah, et see tundus alati nagu tollel ajal nagu mis asja, et ja see oli väga, väga veider oli. Ühtepidi oli mul head, teistpidi oli nagu mida F-i nagu, et keda kotib, vaata. Et siuke ja siis oligi, et sain siukse pakkumise, et 2 korda nädalas käib seal Maarja kooli mingi tugirühmas 3 tundi 9-st kella 12, esmaspäev ja kolmapäev. See oli üle mitme aasta mu esimene vabad hetked nagu need 3 tundi. See oli nagu wow, saad aru, see oli nagu wow, viisid kell 9 ära ja tulid tagasi, siis okei, nüüd on mul fucking 3 tundi, mida ma teen. Ega see sittagi teinudki tegelikult, et ma arvan, et sama aeg oli nagu seda ka ega ta ei olnud ka väga oma aeg, ma ütlen, see 3 tundi, see oli nii ahistavalt lühike, et see oli veel hommiku poole, ega sa kodust kuskile minna ei saanud, ega nagu ei jõua väga, on ju, siis olnudki käis poes, tegid seal midagi, vaatasid telekat natuke või tegid mingi power napi whatever ja siis läksid juba Liisule järgi, on ju. Ja nii oligi ja siis, aga õnneks siis oligi, et vist sama rühma kaudu sai sinna Maarja lasteaeda pandud Liisbet ja oli juba nagu äge, et siis viisid ta hommikul lasteaeda ja said nagu laps lõpetab lasteajas, vaat ikka mingi 4-5 said kätte. Aga muidugi esimesed korrad oli küll esimene nädal aega, vist ma käisin enam juba enne lõunauinakut juba järeldal. No see on selles mõttes nagu see kohanemise aeg ja see on nagu vist on standard lastele. See vist ei ole isegi seotud puudega. See ei olegi, jah, see on see lihtsalt see standard, et nad ei kohane seal alguses ja tulevad igast hädad ja muud. Ja seal oli kõik oli natuke nagu toitud, vaata, et tal oli nagu omasugused seal. Et tal oli nagu lõbus, või vastupidi, need oli võib-olla ei mõistnud teda hukka ja tal oli nagu hea chill olla seal omasuguste seas. Ja muidugi see, et kõik need kasvatajad ja need nagu teavad ja oskavad nagu käitada temaga, et nad ei suru teda olukordadesse, kus ta ei taha olla. Aga mida nad teavad? Sellest viimati sa ütlesid, et tegelikult arstid ütlesid, et nad ei tea midagi. Aga nüüd siis oli juba pandud ei, arstid ei tea midagi, aga kui sa näed last, ega siis sa nagu, seal ongi see, et see lastakse tal olla, nad analüüsivad tema käitumist ja nad ei suru teda. Aga kuidas selle puudeni jõutid siis? Kuidas selle puude said nagu sealt kätte, et mis sa nagu ütlesid siis või kes see nagu pani selle, mis see põhjus oli nagu? Mahajäävus, arengu mahajäävus. Ja selles suhtes, et kui laps ei vasta teatud, seal on käid psühholoog, mingisugused. Aga autistik seda veel siiski ikkagi ei. Ja autistlike joontega oli see kirjas. Okay. Autistlike joontega, et autismi nagu ka niimoodi otseselt vist ei diagnoositagi kohe välja. Aga jah, selle asja ma ajasin ka tänu läbi Maarja kooli personali. Nad olid üldse hästi tored inimesed, nad tuli igalt poolt mulle vastu ja igatepidi aitasid mind ja just selle koha pealt, nagu, et mida mul on õigus nõuda või nagu saada, vaata, sa ei teagi, sul on näiteks mingi, et sul on õigus saada seda toetust ja seda toetust. Ma sain mähkmeid, hakkasin saama mingi ilgelt odava hinnaga kuskilt inva sellest kohast. Läksin sinna auto kohale, et anti mulle mingi 6 mähkmeid enam mingi paari euro eest, on ju. Ja oli veel igasugused hüvesid, mis nagu on selle puudega käivad kaasas. Aga mul vahepeal õnnestus siuke huvitav lõu, et mul õnnestus kohtuda ühe tüdrukuga, kellel oli ka 3-aastane laps. Ja seal nagu pikkapidu ei olnud selles suhtes, et kuna ta elanud Tartus, siis meil oli vaja kiirelt otsustada, mida me teeme nagu. Ja tema kui vapper tüdruk ütles, et ai, et ta kolib Tartusse. Ja me kolisime nagu kokku. Ja meil oli nagu, kõik oli nagu nii äge. Temal oli 3-aastane, minul oli 3-aastane. Meil 6 aega oli lastel vahet ainult. Tema oli poiss. Poisikrutt oli 6 aega varem siis ainult. Ja ei, meil oli nagu, see oli nagu idekas siis. Ma mäletan, too vist oli üks mu elu parimaid aastaid äkki või 1,5 aastat või 2 aastat. Kõik see aeg oli nagu nii tore, et tema tegeles Liisbetiga. Siis me hakkasime uurima mingit toitumise asju, et äkki mingit talumatus, panime Liisbeti mingile dieedile. Tema nagu võttis ka Liisu hästi omaks, tegi talle soenguid õhtuti ja vannitas, kui ma tööl olin ja kõik jutud vaatan. Ja siis mul oli mingi poisikrutt, keda ma pidin seal
kasvatama ja lasteaeda vedama ja mürama ja siis me võtsime veel koera tagatipuks endale. No koeraga oli ka see lugu, et tegelikult me ju tahtsime kinkida koera minu isale, et tal oleks keegi sõber, kellega jalutada. Aga vana ei tahtnud mul koera, mingi 5 päeva oli koer seal peale sünnipäeva, siis läksime koerale järgi ja isa vist oli öelnud, et ta ei taha seda koera, et ta ei jõua vaata, et ta ei kuseb tuppa ja kutsikas. Ja kutsikas. Kopp ees. No siis me aga seda koera nagu kinkisime, siis me olime valmis selleks, et juhul kui midagi ei sobi, ei klapi, ei taha, et me võtame see koera endale. Me olime selle otsuse nagu teinud, et see ja siis see tuligi nii, et saime koera endale tagasi. Ja siis kõik cool. Muidugi veel oligi see, et me panime koera nimeks Rika, nagu juba enne äraviimist panime nimeks Rika. Viisime siis sinna ja seal nemad otsustasid muuta nimeks Rita. Saad aru? Ja siis me kodus naersime, et kurat, me viisime koerale eile, et panen Rita nimeks. No siis tuli tagasi koer, Rika, jälle Rikaks tagasi. See 5 päevaga ei juhtunud midagi. Ja siis need lapsed olid ka omavahel päris nagu chillid, vaata, et nagu kuidagi nagu klappisid alguses hästi. Aga muidugi mida aeg edasi, seda rohkem lahku kasvama hakkasid. Ja siis muidugi avanes mul väga hea võimalus veel 1 aasta Lisbet anda Põlvasse lasteaeda. Roosi kool on seal. Ja seal on siuke rühm, mis esmaspäeval võtavad ja reedel tood tagasi. Et see oli esmaspäeva hommikul viisin, ta ööbis seal, ta oli oma voodi seal ja seal oli ka nagu super hea personali seal, nagu seal nad tegid taga ja nad seal joonistasid. Mul on kodus siiamaani mingi kaustik on tehtud, mingi Liisbetil mingi näpuvärvidega, mingi pildid ja asjad, et ta on nagu seal igast asja nagu tegid seal. Ja seal olid ka Liisbet nii ja Liisbet naa ja kuna tuleb jälle ja tead, mõnikord ei haigeks, läksid tal varem järgi ja siis, et andke teada, kuna tulete jälle, et nii ja naa ja aga muidugi kuskil siin sees mul nüüd jätsin nagu mainimata oli tegelikult ka Liisbeti luumurd. Kui ta oli 2,5-aastane. 1. jaanuari õhtul me olime öösel, olime mu sõbra juures. Seal oli ka mingid lapsed ja värgid ja siis me jäime nagu sinna ja hommikul tulime kodu ja ta kukkus diivani pealt ja kukkus nii sitasti, et ma ei saa midagi arugi. Tõssin ta sinna paia peale istuma ja vaatan ta jalga siis nagu siuke hoiab nagu, ta nagu ei nuta ka, vaata, ta on lihtsalt nagu natuke viril või siuke nagu natuke silmad on punased, tead õnnetu vaatab sulle otsa, tead, onju, ja siis hoiab nagu põlvest õrnalt kinni, onju, ja siis küsis Liisbet, mis on, onju, ja siis vaatad, põll ikka punane, kahtlane ja endal hakkab kohe kõredi üksi oled kodus mingi must miljon stsenaariumi jookseb peast läbi, onju, mis nüüd on, ja siis ma helistasin kiiravisse ja ütlesin, et mul lapsel on siuke asi ja kukkus ja ja jalg on nagu vist läheb nüüd paiste, mulle tundub. Ja ei läinud palju aega mööda, kui ekipaaž tuligi kohale ja siis need vaatasid seda Liisbeti ja küsisid mingid tekid, värgid ja mässisid tekkide sisse ja kaenlasse ja panid minema ja ma ise läksin järgi siis oma autoga. Ja kui me jõudsime sinna, siis tehti röntgen ja siis tuli välja, et oli reieluumurd. Nüüd see hästi lihtsalt läks nagu põmpsti? Jah, põhimõtteliselt küll. Et see reieluumurd on siin, on ju. Ja sellega on selle lugu, see ei ole nagu see lihtne kips, et pannakse peale. Pandi ümber puusa, pandi kips, siis täiskips niuke ringi ümber jalga alla ja jalg tõmmatakse nööriga lakke. Ja see oled siukses asendis 21 päeva oli haiglas. Tegelikult. Jaa. Issand. Laps rippus, jalg oli üles tõmmatud ja siis ta seal oli, ta sai alla ainult niimoodi. Aga kuidas ta nagu sellest ise suhtus? Või see oli kohutav, see, kuidas ta nuttis ja ütleme see valu, kindlasti on valus. Ma ei kujuta ette, kas see reieluu murd on valus. Ma arvan, see on väga valus. See suur luu, see on ilmselt väga valus. Ja siis ta seal nagu rippus ja nuttis ja rippus ja nutis ja rippus, aga eks ta tegelikult mingi nädalaga kohanes ära juba, et siis ta enam ei häirinud see, et ta seal rippus. Siis ta nagu juba oli päris chill, vahepeal naeris juba ja tegi nägusid ja asju ja jälle jõudi nutuhooga, jälle nutsime. Ja mina olin siis seal, olingi kõik see aeg olingi seal. Vist vahepeal sain korra kodus käia, ütleme, kui mul ema tuli, istus seal paar tunnikest või midagi, või ütles tõele, et ma lähen käin näiteks poes või midagi. Ma ei ole nagu vangis seal selles suhtes, ma sain nagu ikkagi ära käia. Aga jaa, ma ööbisin ja elasin ikkagi seal. Ja siis selle
voodiga sõitsime mööda haiglat ringi mingi mängutuppa ja seal vaatasime telekat ja mängisime mingi mänge ja siis selle voodiga tagasi ja õhtul oli mingi pesutoimingud ja asjad ja oleks sellega asi piirdunud, et saate kodu ära, nüüd on kõik korras, on ju. Kuradi, siis pandi see kips uuesti, see kipsiga läksid kodu, puusakips, siis oli, ta oli ikka täielik nagu voodihaige jälle, 2 nädalat jälle oli kipsis. Ja siis, kui see lõpuks see kipsi maha võtmine hakkas, siis no see jalg, mis oli muidu, oli nagu kodar. Oli nüüd kodarate kodar, et see oli nagu üldse lihastega mitte midagi ümber, see oli nagu nii peenike. Siis ta sügeles ja siis oli ta see, siis ta ei osanud kõndida ega istuda, ta ei saanud mitte midagi, ta käis pea ringi alguses, kui ta tõusis püsti. Ta käis pea, sa nägid kohe nagu wow, on ju, ja siis enamus ajast oli pikali ja siis hakkas nagu uuesti nagu õppima enam-vähem istumist ja vaata, kui sa oled 5 nädalat või midagi taolist pikali ööpäevad, enamus ajast ka veel selili, et ega sa ilmselt ei oskagi kohe, tuledki üles, siis ongi mingi vererõhud ja mingid asjad suruvad su uuesti pea ringlusesse, aga oleks see siis niimoodi, et see oli nagu ainuke luumurd tal, et sealt ta kasvas välja ilusti ja mingi aeg hiljem oli siis see, kus ma tõssin Liisbeti niimoodi käest, et tule. Ja siis keskel käes käis prõks. Jällegi, hoiab niimoodi seda kätt niimoodi, on ju. Ei nuta ega midagi, on ju. Läksime siis draamapunkti jälle ja kips. See oli tal käsi kipsis. Ja see on mul üle keha praegu. Aga ta ei seganud teda, ta oli niisugune suht pisike luumurd, ta toimetas edasi ja sai kätt isegi kasutada ja kõik, aga kips oli peal. Ja siis ma olin tööl, paar päeva hiljem olin tööl ja siis telefon heliseb. Võtan vastu, hallo, et tere, et lasteaiast helistan teile, et Liisbetiga juhtus õnnetus. Okei, mis juhtus? Parem reielu, et me oleme haiglas, ilmselt on parem reielu murd. Siis mul nii, et vasak kasvas just enam mingi aeg terveks, et nüüd on nagu parem või. Siis ma läksin sinna, panin telefoni ära, ütlesin, ma siis tulen kohe. Ja ütlesin kolleegidele, ma olen nüüd paar nädalat jälle ära, et siuke asi. Läksingi minema ja sõitsin haiglasse juba selge, kõik küsisin, kus ma palatan, kus te lakke tõmbate selle, täpselt samamoodi, ainult teine jalg, jälle 3 nädalat rippumist. Ja saab samamoodi puusakips jälle kodu, 2 nädalat kodus ja siis täitsa perses nagu. Ja siis nagu mõtled, et kuidas võib ühel lapsel nagu nii fucked up olla see olukord, aga ta on nagu ütleme, ta on nagu olemas, ta nagu vaatab sulle otsa, ta saab aru, seal laulad, ta nagu on suga olemas, ta otsib kontakti ja kõik. Aga samas on ta natuke nagu ka eemal, et tal on nagu natuke nagu eemal ja siis ma mõtled, et mingid inimestele antakse nagu, või võetakse ära võimalus üldse nagu elus midagi saavutada, juba nagu nii eos kui eos, vaata. Vähesest, et sul, luud on mingid nõrgad ja tervis on võib-olla natuke kehvema pool. On sul see, vaimne areng on ka aeglasem kui teistel, et ega tal kõnet ei tulnudki ja siiamaani ei tulnud kõnet, et mingid fucking luumurrud ja mingid asjad ja siis kõige naljakam on ju see, vaata, kui mul ükskord oli Liisbet oli nagu siuke viril seal kodus, ma ei saanud üldse aru, mis teda vaevab. Ta oli kogu aeg oli viril. Ja siis mingi paar nädalat või paar kuud hiljem oli see ju, et köha oli kogu aeg. Kogu aeg oli siuke köha. Läksime siis arsti juurde, tehti röntgen. Teab, mida röntgen näitas või? Liisbetil oli, roid oli katki. Et tal oli ribi oli katki, see kasvas ise kinni, aga jaa, tal oli siin ribi oli katki olnud, aga õnneks kasvas ilusti õieti ja siis mõtled, ta oli 2 kuud tagasi, jorises, kogu aeg jorises ainult, mina umbes, et mis sul viga on, okei, ja siis mõtled aru, et mine võtsi, lapsel oli ribi katki ja mina vanamees karjul, mis sul viga on. Nagu jumala fucked up, nagu, aga ta ei ondki, aga ta ei ole nagu see, ta on nagu beebi, ta on küll mitme aasta, aga ta on nagu beebi, et sa pead nagu ennustama, mis tal viga on. Et sa ei saa nagu niimoodi öelda, et või et kuidagi ja ei teadnudki tihti peale, mis tal viga on nagu. ja, et nii oli, jah. Ja tegelikult mingi aeg nagu oli kuidagi siuke kodutöö ja Liisbet nagu siuke rutiin oligi mul ka suht nagu. Mul ei olnud tegelikult mingi väljas käimisi, vaata. Nüüd ongi see,
et inimesed, ma ise lõin endale kuvandi, kõik mõtlesid, et Jüri on 35-6-aastane mingi keere elu pidu pandud, siis tegelikult ma olen öelnud ka vaata enne, kui ma sain 30, et kuradi, kui mul 20-ndal nagu läksid suht aia taha, nagu siukse elu mõttes või ütleme siis nagu sotsiaalelu mõttes just, et siis nüüd 30 võiksid olla nagu paremad. No, ma arvan, et elu mõttes sul ei läinud küll see, et kuulates praegu seda, mida sina oled läbi elanud, nagu ma olen teadnud sellest, ütleme, mingisugust 70, ma olen teadnud, ütleme, seda teemat, aga me ei ole nagu sellesse nii süvitsi kunagi nagu läinud, et vau, selles mõttes ma võtan ühes mütsi maha. Sa oled suur mees. Ma ei tea, suure munniga, suure emmiga. Ei, sa oled suur mees. Okei, thanks. Et no vaata, see on ka see, et ega ma tegelikult nagu ei tahagi selle mineviku pealt nagu endale mingit saada, mingit vau, et sa oled äge tüüp või sa oled nii vapper või midagi, ma ei taha nagu seda. Sellepärast ma tihtipeale nagu püüangi sellest mitte rääkida, et ma tahan nagu saada vau, sa oled äge tüüp, noh, oma oleviku või oma mingisuguse praegu, ma ei taha nagu selle pealt nagu nüüd liugu lasta ülejäänud elu, vaata. Aga ma lihtsalt räägin selle siin praegu ära sellepärast, et saaks räägitud ja ma saaksin nagu edaspidistest lugudest kaasa rääkida, et sul on nagu ees, ütleme, mingid lasteaias käigud ja mingid asjad ja mingid poes jonnimised ja whatever, vaata, mis lastega toimub, et ma saan ma olen nagu neid päris palju nagu üle elanud, vaata, et mul oli ju ka, lisaks Liisul oli mul ju see see poiss oli ka veel, vaata, eks elas, on ju. Ja temaga jõudis ka nagu lõpuks see suhe tegelikult nii kaugele, kus ta ju tuli ja kallistas, ütles mulle, et sa oled minu see kasuisa, vaata, on ju. Et ta nagu, tal teadis oma isa, kes on isa juures, aga ta nimetas mind oma kasuisaks. Ta ise oma algatusel nagu laste ja laps. See on nagu tegelikult ju see, vaata, et nagu vau, et see on nagu parim aitäh äkki siis või, mis sa võid nagu saada. Et see, kui laps siiralt ütleb seda ise nagu, et sa ei pommi seda välja või käse öelda või mida iganes, kommidega ei meelita, või ta ise tuleb, ütlebki, et sa oled minu kasuisa. Ja ma mäletan, kus joonistas neid pilte, kus oligi siis tema ema ja siis mina ja Rika ka. Ja vahepeal oli Liisbet ja vahepeal ei olnud Liisbeti. Liisbetiga oligi see, et ütleme, kui poiss oli 5 ja Liisbet oli ka 5, et ega nad ei saanud enam läbi, sest et ta nagu nägi, et Liisbet on teistsugune laps. Ja mingid asjad on Liisbetile lubatud, mis temal ei olnud lubatud, nagu asjade loopimine on ju, vaata, me ei saanud nagu kuidagi Liisbeti nagu keelata mingeid asju teha, et ta lihtsalt loopis neid, on ju, ja see oligi, ma ütlesin talle pigem sellised mänguasjad, mida ta loobib, mis väga ei kolise ja ei segaks, on ju. See päris pikalt oli see suhe sul siis tegelikult, kui juba 3-selt olid koos ja need on 5, siis üle paari aasta. See oli, eks seal tegelikult sai ka lõpuks sai ikkagi Liisbet sai nagu selliseks takistuseks. Et ma pidin hästi palju nagu planeerima 2 elu vahet, 2 pere vahet nagu Liisbet ja siis nagu ülejäänud pere. Vaata, kõik igasugused väljasõidud ja kas või see, et lähme õhtul linna peale jalutama, oli minu puhul nagu hästi raskendatud. Sest et ma ei saanud Liisbeti nagu niimoodi võtta ja isegi kui ma võtan ta kaasa, siis me kunagi ei tea, kuidas ta seal käitub või kas tal on seal tore olla. Kui ma panen ta vankrisse istuma, siis ta istub vankris, aga kui ta ei taha vankris istuda, siis ta annab sulle teada sellest. Ja kui sa lased ta lahti joosta, siis ta jookseb põhimõtteliselt suvalises suunas, paneb punuma ja võtab suvalise asju, mis ta tahab, on ju, ja jälle sa oled nagu, sa oled nagu järelvaataja tal, siis on ju, mingit sükest mõnust sünergilist jäätise söömist ja chilli nagu ei ole. Vaata, ma ei saanud nagu tihti, ja see on muidugi hästi kurnav, füüsiliselt ja vaimselt oli see kohutavalt kurnav oli see. Ja oligi, nemad kasvasid nagu, poiss kasvas suuremaks ja nemad said nagu vabadust juurde. Nad said nagu võimalusi minna käia, nautida, sõita sugulastele külla, igasugused asju, vaata. Mina olin nagu pigem siis vangistusin oma lapsega kodu ja nõme on nagu öelda seda, aga ma nagu tundsin kadedust ja must lõi siuke trots ja viha ja kõik see lõi nagu välja, et ja ma nagu hakkasin ka ikkagi sitalt käituma, ma ei nagu ei õigusta ennast, aga samas ma olin ka selle sita siis päris palju olnud juba, päris kaua nagu olnud ja ma nagu tundsin ka, et ega ma ei jõua enam. Et ega nüüd viimased paar kuud, pool aastat, et enne kui Liisbet nagu üldse ära läks päriselt, et see ma olin ikka päris fucked up olin omad ja seal mul olid ka need depressandid ja asjad ja kõik jutud. Aga meie suhe läks nagu selle nahka põhimõtteliselt ja mul ei ole nagu üldse nagu kahju, et ta võib-olla läks selle nahka, sest et ma sain sealt nii palju nagu seda eluenergiat nagu edasi elada tema käest
et ma me läksime küll lahku, ma küll nutsin ja mul oli see oli mul isegi kohutav lahkumine kever, on ju. Aga see oli nagu, ma hiljem tagantjärgi saan nagu aru, et tegelikult see oli nagu, kõik oli nagu hästi ja see ongi teinud minust sellise mehe, nagu ma olen praegu. Et ma nagu ei klammerduks nüüd selle mineviku suhte külge, et kuidagi, kuigi ma mingi aeg tegin seda, on ju, aga nüüd ma enam seda ei tee juba ammu. Ja aga jah, et tegelikult oli see lugu, et lastekaitseametnikud algatasid sellise, avanes selline võimalus, et Liisbet anda üldse ära Imastu koolkodusse. Et see on siis koolkodu, kus elavad sellised lapsed, keda ei saa nii-öelda tavakodu tingimustes hoolitseda. Ja kui see avanes see võimalus, siis mul nagu küsiti, kas sa tahad või sa ei taha. Ja ma nagu siiamaani nagu mäletan seda, kuidas mul lastekaitse ütles ka, et sa oled nagu kõik teinud, on ju. Sa oled nagu see mees, kes on kõik teinud, et nüüd ei ole nagu mõtet seda märtrit mängida enam. Et sa pead ise ka elama, sa pead ise mingi pere uue looma, mingid asjad vaata on ju enda jaoks nagu, et Liisbetil on suht nagu ükstaskõik, kus tema lõppkokkuvõttes elab. Et kuna ta nagu, kuna ta tegelikult nagu otseselt ära ei tunne inimesi, vähemalt tundub või niimoodi, et kui sisse tuleb mingi kole suur mees, siis ta kardab seda, on ju. Ja kui tuleb mingi väike armas tüdruk, siis ta ilmselt ei karda seda, aga ta nagu niimoodi, et sina oled see ja sina oled see ja sina oled see, ta vist nagu otseselt päris ära ei tunne, või vähemalt ta ei näita seda välja. Ja nüüd, kui keegi arvab, et selliste asjade nagu äraandmine või kuidagi, et see on nii, et okei, et tavai on ju, et ei, tegelikult selleks on vaja siis mingisugused komisjonid läbida, kus siis eksperdid annavad oma hinnangud, soovitused ja asjad kaasa. Aga lihtsalt, kuna see koht nagu vabanes, siis oli nagu mõistlik hakata seda asja nagu ajama. Ja siis ma mäletan, ma käisin Raja 31 selles psühhiaatri kliinikumis. Meil oli Liisbetiga oli aeg seal ja käisime seal ja siis seal tehti taga mingi hunnik katseid nagu, et sotsialiseerumise koha pealt ja see ja see ja see ja sealt sa anti päris karm hinnang, et kui seda nagu lugeda, siis, et ütleme, kui sa ei ole Liisbeti näinud, et kui sa ei ole teda näinud üldse ja sa loed seda, siis sa mõtled, et puhta putsis, on ju, what the fuck is this, on ju, see on täitsa hull, on ju. Aga samas, kui sa nagu vaatad Liisbeti, siis ta on nagu laps, on ju, ja ta on armas ja ta on ilus ja ta vaatab sulle otsa ja tal on mingid emotsioonid ikkagi ja kõik jutud, on ju. Aga ta ütles ka, et tekst peab olema karmim võib-olla või peab olema karm, et see nagu saaks heakskiidu või mingi asja nagu. Ja põhimõtteliselt tuligi see ja siis ma mäletan, see oli 1. juuli, kui me võtsin Liisbeti peale kõik need asjad kaasa, sõitsin kuskile sotsiaalametniku juurde, võtsin tema peale ja siis minu autoga läksime Imastusse, sõitsime. Ja siis seal oligi, seal jõudsime kohale, seal tuli see personal, see juhatajad, värgid, näitas meile seal maja ja kus Liisbet elama hakkab ja tema tuba ja mingid voodid ja asju ja andsin need mingid riided ja mingid mänguasjad ja mis iganes seal oli ja siis rääkisin hästi palju nagu, kuidas meie nagu pesime, kuidas me sõime, kuidas me mähkmeid vahetasime, kuidas me igast, need toimingud, need nad saaksid nagu aru. Nad ütles ka, et ärge muretsege, et me oleme siin nii-öelda professionaalid, me analüüsime natuke seda last ja küll me saame nagu ta ilusti tööle, nagu funktsioneerima ilusti, et nad saavad nagu hakkama. Ja siis oligi see, kui ma sealt tagasi tulin, hakkasin nagu tulemas, et seal on liftiga, saab ülevalt alla, on ju. Seal trepp ja lift ka. Ja kui ma lifti läksin, siis mul hakkas juba seal mingi pisarad voolama kõik ja siis mul oli nagu siuke tunne nagu, sa nagu annadki lapse ära. Kui tegelikult nagu ma ei teinud midagi muud, kui ma andsin ta sinna, ma võin iga kell käia vaatamas, ma võin ta isegi kodu võtta, kui ma tahan. Et mul on selles mõttes nagu, ta lihtsalt elab seal ja ma saan tänu sellele, saan ise kodus elada oma elu nagu. Ja temal on parem. See ongi jälle see, et nagu mulle öeldi ka, et ega see, et sina seal elad tema kõrval ja oled mingi väsinud prossis, ega mul vanemad hakkasid ära väsima. Temal on parem. Just, temal nagu tuleb puhanud, inimesed tegelevad temaga nii-öelda väsib ära, läheb ära kodu, tuleb järgmine puhanud inimene,
pluss noh, seal ongi vastav keskkond on nagu loodud. Ei, aga kus oli lapse ema? Kui ta kadus ära, eks ole, su elust ja jättis Liisbeti sulle. Jaa, ei, me ei... Oli kõik, ta ei tundki rohkem, ta ei kottinud ka. Ei, me ei ole suhelnud, ütleme, et pärast seda, kui ma Liisbeti ära sinna viisin, ta vist ei ole Liisbeti seda ajast näinud, et nüüd siis juba päris mitmeid aastaid. Ja ega ta enne seda ka ei olnud, et noh, ta oli siuke inimene, kes on ise endaga väga ei saanud hakkama, on ju. Vaata, saad aru, et tal oli ise endaga nüüd nagu hädas. Ja Liisbet ei olnud ka võib-olla kõige lihtsam laps, keda hoida. Ja noh, mul siiamaani kõige rohkem, nagu, mis mind võib-olla üldse ajab nagu närvi, oligi see huvitav juhtum, kus ta üks suvi läks Liisbetiga minema üldse. Võttis Liisbeti ja läks minema. Ja siis ta helistas mulle, ma olin tööl ja siis ta helistas mulle, et kuule, et ära muretse, et me oleme Liisbetiga mingi tüübi juures kuskil, ma ei mäleta, keda ta ütles, on ju. Et siin on, et tema tegeleb temaga ja kõik on jumala hästi, on ju, et siis mul oli nagu nii, nagu, mis mõttes tegeleb temaga. Et saad aru... Aga siis olite veel koos või? Me ei olnud nagu koos, noh, me võib-olla elasime ühes korteris, me ei olnud nagu koos enam, selles suhtes. See oli enne nagu lõplikku minekut. Just. Ja siis ta oligi see, ja siis ta nagu mingi torkas mulle siukseid asju sinna vahepeal ja siis vist läksin kodu, hommikul jõudsin kodu ja siis ta tuli selle Liisbetiga ja siis ma mäletan, kui seda Liisbeti mul üle ukse andis nagu ja niimoodi nagu noh, siukse võta ja siis Liisbet haises suitsu järgi. Ta oli siuke nagu värises, ta oli siuke õnnetu. Siis ta haises see suitsu, siis tuli see proua tuli sisse on ju. Ja tal oli mingi tüüp oli ka kaasas, mingi vanema generatsiooni mees, kes hakkas ka nagu sisse trügima nagu sealt uksest, et tolle näitas minust, et ära sina mees siia praegu küll tule, et ja siis oligi see, et tuli sisse, ta vahetas riided, tegi vist seal kerget meiki või midagi ja läks minema. Ja siis mina panin Liisbeti vanni, pesin ta puhtaks, andsin talle süüa, tegin taga kõik asjad ära, mis noh, need esmaasjad, vaata, mida sa teed lapsega, kui sa saad, pesin tal juuksed ära, kõik see ühtse õhne ja siis point on see, et ma olin öö otsa tööl olnud. Ma olin nagu jumal fucked up, nagu olin tollel hetkel kell 11 päeval juba või midagi. Ja kuidagi see oli nagu see koht, mis oli nagu jumala fucked up. Ja ma sain nagu hiljem veel teada, et ma ei tea, kas nüüd selles peol või kus nad seal olid, oli ka siuke huvitav lugu, et Liisbet olla kuskil pimedas toas maganud ja alla kukkunud, kott pimedas toas. Ja lihtsalt oligi seal niimoodi põrandal siis kuidagi olnud, et ta ei osanud ise tagasi minna või mis iganes, vaata. Ja siis nagu mõtled, et okei, ma ei saa enam sinna oma last anda, vaata. Saad aru, ma ei saa anda sinna oma last. Ja noh, kuna ta tegelikult nagu ei pretendeerinud enam väga või üldse ei pretendeerinud sellele. Et siis tunduski nagu lihtsalt nii, et tema lihtsalt lähebki minema ja ongi kõik. Ja nii oligi, et huvitav on see, et lastekaitse soovitas mul veel alimente peale panna. Et vaata, et kui isa läheb minema, ei jätab lapse maad, siis emad panevad kohe alimendid peale. Aga isad ei pane. Et ema läheb minema, isad ei pane. Huvitav ongi, et isad kunagi ei pane. Ja mina ka ei pannud. Ma ei taha mitte midagi tegemist teha. Panen alimendid peale, siis on hakkab seal mingi, tead see, nüüd on mul õigus võtta, vaata, ja ma tahtsin nagu lihtsalt nagu, mul on endal nagu raha olemas, ma ei vaja nagu mingit seda raha vaata või mingit, mida iganes. Ja nii ta oli ja nii ta läks ja nii ta jäi. Tead, mis ta saanud on? Eksabigasust? Jaa, ma nii palju tean, et ta on uuesti abielus. Okei, et temast ei saanud kodutut litsi? Ega see ei tähenda, et kodutut litsi oleks. Seepärast ma ei tea, ma tõesti tea, ma ei ole näinud teda, ma ei ole temast mitte midagi juba aastaid kuulnud, aga ma tean, et ta, sest et kui ma, noh, kui ma login ennast digilugusi sisse, siis ma saan vaadata Liisbeti tervise andmeid sealt, mina kui lapsevanem on ja noh, seal on nagu ema on ka seal üleval nagu noh, lapse hooldajad nagu või need, või mitte hooldajad, vaid kuidas ma ütlen seda, seotud isikud. Ja seal on see, noh, perekonna nimi ei ole enam Leebedev, vaid on nüüd teine nimi. Et ma sellest nagu tean, et ta on abielus. Aga jah, see toot, kui ma see Liisbeti nagu ära andsin, et lihtsalt alla sõitsin ja siis see tädi ka seal patsutas õla või ütles, et ei, et ära üldse muretse, et sa võid juba järgmine nädal vaatama tulla ja on ju, ja me hoiame sind kursis, kui vaja on, helista, küsi, kõik toimib, on ju. Ja noh, see tädi, kellega ma läksin sinna, see jäi nagu sinna veel, et tema ei tulnud minuga tagasi Tartusse, siis ma terve tee, ma lihtsalt töinasin. Ma mäletan, ma sõitsin mingi 180-ga mingi hetki. Ma olin nagu nii fucked up omadega, et
et ja ma sõitsin 180-ga vist oma autoga. Ma ei ole kunagi nii kiiresti sõitnud enne seda ei pärast seda, et ma ei tea jah, et mis nagu puru läks või midagi, aga ma elasin seda ikka väga raskelt nagu üle ja mul oli nagu süümekad ja mingid asjad ja kõik oli nagu nii fucked up, et jah. Siis me olime vist juba tuttavad, on ju? Ja, aga me ei olnud veel me ei olnud nagu sellised sõbrad, et see oligi see aeg, kus me siis hakkasime nagu tegelikult saama sõpradeks, nagu sellisteks sõpradeks, et siis mul oli ka ju see lahkuminek oli just vahet enne seda veel ära ja kõik oligi kuidagi nii üheaegselt, nagu kõik tuligi need paugud, et see lahkuminek, see Liisbeti äraviimine, no siis ma mõtlen, tänan õnne, mul tolle hetkel ta Rika jäi mulle nagu, et oli mul nagu selles mõttes, tema oli mu sõber. Tema tuli mulle öösel kaissu ja siis me seal koos nutsime nii ja naabiks. Temal ka vaata elu ikkagi kardinaalselt muutus. Tal oli umbes mingi 5-liikmeline pere või 4-liikmeline ja siis äkki on mitte kedagi, päevad läbi oli üksi kodus. Aga no, eks ta oli jah, siuke lahe koer, et me see koos nagu chillisime ja bondisime päris hästi. Kuniks ta autole ka jäi. Sellest ma olen vist juba rääkinud. Et siis jah, ta jäi ka autole. Cheers to that. Kuradi fuck race. Aga okei, sa andsid ta ära, sõisid koju ära. Kui sa nüüd küsid, mida ma kodus tegin, siis ma ei mäleta, mida tegin. Aga ei, ma mõtlen, mis nagu siis nagu mingi hetk läks asi nagu lõplikuks. Et siin sa tal vist andsid mingi hetk nagu... Oi, see on juba aastaid hiljem oli, et kui me räägime siin ajast, siis tegelikult ma viisin Liisbeti ära 2013 suvel ja ma mäletan, ma tõin ta veel peaaegu aasta hiljem tõin ta veel korra kodu. Meil oli Tartus hambaarst oli meil ja me läksime hambaarsti juurde ja 2014 mingi maikuus äkki ta viimast korda minu juures. Pärast seda rohkem ma ei ole ta toonud. Et mul nagu, ma ütlen see, et mul oli see sütik oli nagu hästi lühike. Selle Liisbeti, ütleme, isikuomadustest tingitud tegudele. Et ma läksin nagu, ma nagu tundsin ennast hästi jõuetuna iga kord, kui see oli, et ütleme, kui sul on laps, kes sul hommikust õhtuni nutab, on ju, ja lõpuks ongi sütik on nii lühikest, et kohe lähed närvi, teine kord ütled, ära mine närvi, laps nutab natuke kohe, ja aga sina oled juba nagu selle sees on juba aastaid, vaata, siis sa nagu flipib ära päris kiiresti. Aga jah, ma käisin hambaarsti juures ära ja siis ma viisin ta kohe teistpidi tagasi, tõin ta nagu õhtul juba enda juurde või niimoodi peale lõunat. Õhtu otsa chillisime Mintsas, hommikul läksime õhtul magama, hommikul süüa ei võinud, sest et Liisbetil tehti üldnarkoos hammaste hoolduseks. Ja see oligi nagu see, et süüa ei või, aga Liisbet ju on see tšikk, kes ärkab mingi kell 5 hommikul päikesega. Siis ma mõtlen, et okei, nüüd ta kell 5 ärkab, et ta tahab süüa, ta hakkab süüa küsima, kui ta mõtlen, et sa ei saa praegu süüa. Ja arst oli mingi kell 12 alles. Alguses oli kell 10 aega, aga läksime kell 10 sinna, aga seal oli mingi 2 tundi oli mingi viivitust. Enne kui hakati seda narkoosi tegema. Liisbet oli päris näljane lõpuks ja siis nagu ka juba hakkas nagu tõredaks muutuma või nältab inimese närviliseks ja vihaseks. Aga ei, see ära, siis narkoosist ülesse, kodu, putru, autosse ja imastu poole ajama. Et see käis nagu kiirelt. Ma mäletan ja pärast seda ma ei ole Liisbeti käinud, Toomas Tartusse enam või kodu. Ja ma olen käisin ta ikka vaatamas, aga ma nüüd ei ole ta vaatamas käinud, ma tunnistan ausalt. Et sul need korrad käisite koos Lemmega vaatamas? Me käisime korra Lemmega isegi vaatamas ja et seal oli nagu see point, et ega ma ei tundnud kunagi ära nagu sellise wow või niisuguse hea emotsiooni. Iga kord ma tulin, kõik need, ta nagu rebis haavad lahti kõik. Ja ta ei tundnud sind ära ikka kunagi? Ei, ta nagu ei tunne inimesi. Ta isegi ta tunneb, ega ta nagu ei näitnud, ta tihtipeale läks sinna, ta kõndis omas suunas on ja vaata või tegi nagu oma asju edasi vaata ja siis oligi see, et sina nagu hullult võib-olla nutad verd välja, on ju, teisel on nagu tegelikult on nagu pohhu ei vaata. Ja et kaua sa käid ennast seda masohisti seal mängimas. Et ma olen nagu selle koha pealt suht emotsionaalne tegelikult ja ma iga kord nagu tulin ära, siis mul oli nagu liimist lahti jälle ja see minek oli ka, alati ei olnud nagu see, et jess, ma lähen Liisut vaatama, ostan torti ja värki või midagi, on ju. Alati oli siuke nagu kohustus või kuidagi et ma pean seda ära tegema, et sa ei saanud sealt nagu midagi lihtsalt. Jah, aga see oligi aga see ongi vaata tegelikult, kui sul ongi mingi puudega või mingi siuke hoolitseja oledki vaata, et sina saad oma lapselt nagu tagasi vaata.
noh, kas või seda, et ta naeratab sulle või noh, hetkel ta saad vähem tagasi, aga mingi aja pärast hakkad rohkem, aga kui sa nagu annad, on ju, ja sa nagu ei saa midagi tagasi, siis ega sa ei jõua igavesti anda. Et selles suhtes on see on väga raske on see, et niimoodi käia ja siis mul hakkasid järjest nagu harvemaks jääma need käigud ja kui ma mingi hetk võtsin otsuse vastu, ma enam lihtsalt ei lähe. Ja ma ei ole nüüd siiamaani käinud, kuigi mul vahepeal on mõte, et võiks minna vaatama. Et nüüd Imastu koolkodu pandi üldse kinni ja nüüd ta elab kuskil Rakvere mingisuguses sellises majas, kus nad nüüd elavad kõik need. Et enam sellist suurt hoonet ei ole, kus elavad kõik koos, vaid on mingi peremajadesse paigutatud ja hoopis teistmoodi see süsteem. Mul ei ole raimu, kuidas see praegu välja näeb või mismoodi, et ja siis nagu arengust nagu jäigi ta füüsiliselt jäi maha, mis näeb praegu ta näeb välja nagu väike, olles 12. Jah, olles 12, 13 tegelikult juba, et noh, areng on ilmselt tal siis kõnet tal ei ole siukest, ta on noh, jah, vähkmetega laps selles mõttes. Okay. Et seal oli üks õpetaja, ta käis seal koolis ka, on ju, esimeses klassis ja teises klassis. Seal oli üks õpetaja, kes nagu tegelikult jumal hästi nagu tegeles temaga ja pani ta mingeid asju nagu tegema ka, aga noh, ikkagi siuke vaevaline on see kõik seal, et see areng on nagu, ma ütlen, et kui ma nagu ei olnud vahepeal lihtsalt pool aastat näinud või midagi ja ma läksin enda vaatama, siis ma ütlesin nagu, et come on, niimoodi, et ta on nii tubli, teeb seda, mina vaatan ja siis minu arust on täpselt samasugune. Lihtsalt nagu natuke pikkust juurde visanud, et noh, isegi kui ta tuleb midagi juurde, siis tal oligi, et tal tuleb juurde, et ta mingi aeg teeb seda ja siis ta unustab ära selle. Aga kõndimine, rääkimine? Ja ei, ta kõndis, okay. Aga ta ei rääkinud. Okay. Ei rääkinud, jah. Ja söömine oli ikka raskendatud, tal oli kuidagi see söömine tekitas tema stressi alati. Ja et ta nagu ei olnud nagu hea sööja, ütleme nii. Et tal oli nagu raske sööja, et tal iga kohta sööma hakkas, ta tuli nagu mingi teemon sisse, siis hakkas see lusikat loopima ja noh, siuke kurb lugu nagu vaata, et see ongi nagu see, et ma ütlen siiamaani, et nagu ja ma mäletan, ma vist kunagi vist kõndisime mingi kolleegidega jõulupeole või midagi, seal istus taskus istus mingisugune Downi sündroomiga väike poiss. Ta istus seal mingi akna peal või millegi peal, ta istus ja siis ma mäletan, kuidas üks ütles, näe, Down. Tead, kus asjad olid mulle nagu tollel ajal nagu või ma kohe nagu, mida? Ja ma nagu kohe nagu lendasin nagu tõsiselt kõrri vaata ja et ma tegelikult nagu siiamaani nagu noh, ma nagu ei ole midagi teinud selle jaoks või kuidagi, aga ma nagu, mulle nagu meeldiks mõelda, et kui ma näen kuskil keegi kiusab mingi puudega inimest, et ma nagu raudselt astun vahele. Noh, eriti last veel vaata, see on nagu, et mul nagu selle koha pealt ma nagu tunnen, et mul on lühike sütik. Mul võiks olla lühike sütik, et kui sa põhjendamatult kedagi mõnitad või et ongi Down, et siis wow, dude, et noh, kes siin tegelikult Down on, et sa nagu mõnitad inimest, kes on... Ma küsin sinu käest kunagi, et kas on nagu asju, mille üle ei tohi nalja teha ja siis sa mõnes ütlesidki seda? Jah, aga see ongi nagu noh, et see ongi see isiklik teema, vaata, et ma arvan, et mingi stand-up comedy teevad ka selliste asjade puhul nalju, vaata, viskavad mingi huumorit, on ju, ja et ma ei tea, et igal ühel ongi erinev see, kes ei luba vähihaigete puhul nalja teha või midagi või ja kelle iganes, vaata. Aga jah, minu jaoks ma tunnen, et see on minu jaoks siuke lühike sütik nagu suht. Vot. Ja praegu selles mõttes ma loodan, et inimesed nagu sain mingit aimdu, mida ja kus ja mis on toimunud. Selles mõttes, et nüüd kui tuleb mingit Mihkel Raud räägib meile siin isaks olemisest, siis ma saan ka äkki midagi kaasa kaagutada. Sest tegelikult praegu mul kodus elab nüüd 11-aastane pubekas, almost pubekas, et ma nagu mingil määral olen nagu kogu aeg olnud nende laste mingisugune noh, nende sees koos nagu kasvanud. See ongi nagu nõme, et noh, nagu me eelmine suve vaata oleks nagu, et sa saavutad mingi staadiumi, noh, selle poisiga näiteks on ju, ja siis see nagu võetakse sult ka nagu ära vaata, et see ei ole see naine kolib ära ja tõttab see lapse ka nagu kaasa ja noh, ja mismoodi mina nagu siis suhtlen, vaata, ma ei saa ju helistada, kuule, et
mingi aasta aega hiljem, ta mingi aeg mul helistas päris tihti, vaata, on ju, et tšau, mis teed, ta 6-7 aastane ikka helistab, jutustab, vaata oma asju. Aga ma nagu kogu aeg tundsin, et kuidagi imelikult ennast nagu, et ma ei saa ju talle helistada, tšau, kuule, mis teed või kaua ma helistan talle. Meie teed läksid nagu lahku ja nii ongi lihtsalt, et ma ei saa ju hakata mingi võõra naise, nii-öelda siis võõra naise lapsele mingi ema selja taga suhtlema või kuidagi. Ja, see ei ole nagu õige. See ei ole nagu õige, jah, just, et. Ta ei ole nagu sõbrad ka, teie vanuse vahe on natuke liiga suur, et lihtsalt sõbrad olla. Ma mõtlengi, et mis teil kodus toimub, siis ta räägib mulle mingi ema. Ja, siis ma nagu, ma oleksin nagu mingisuguses suhtes sees, mis teeb mulle haiget, ütleme, et ikka sa ei taha teada, kui su eksil kodus läheb, vaata, või et tal läheb hästi või midagi nagu, siuke, mul ei ole vaja teada neid andmeid, neid infosid, et aga see nagu rebitakse sult jälle ära, vaata, et sa jäädki nagu sinna tühjad pihud. Okei, aga nüüd siis võtame selle asja kokku selles mõttes, et põhimõtteliselt sinu tütar siis praegu kuulub riigile, et ta ei ole enam sinuga nagu selles mõttes seotud või on? Sellega on jah siuke huvitav lugu, et üle-eelmine aasta vist tegelikult juba isegi Tartu maavalitsus algatas minu nõusolekul selle, tähendab mul nagu küsiti, mis sa arvad ja ma ütlesin okei, siis järelmõtlemisega just sellepärast, seal oli mingi rahastuse teema oli nagu taga, et ma nagu siiamaani olin kogu aeg maksnud ju tegelikult seal elamise eest Liisbeti niisugust summat ja nüüd kui hakati seal mingi, ma täpselt ei mäletagi enam, mis seal oli, aga ühesõnaga mingi rahastuse teema oli ja mulle oleks langenud mingi, et Liisbet oleks saanud seal elada mingi 500 või 600 eurone arve iga kuu. Ja see oli jälle sama koht, et kus ütles ka, et sul ei ole mõtet seda maksta selle eest, et sa ise elad praktiliselt vaesuses, sa maksad seda summat ja ongi kõik, et on see võimalus, kus riik annab mu kohtusse, võtab ära minult lapsevanema hooldusõigused, jättes mulle alles õiguse Liisbeti käekäigust ja mingisugustest asjadest osa võtta, aga mul ei ole enam õigust tema, ütleme siis selliseid tema eest otsustada mingeid asju enam. Kuigi olge ausad, ega ma niikuinii ei otsustanud, ega ma ju tema igapäeva ellu ei sekkunud, vaata, et tehke nii või tehke naa, eks nad ise teadsid täpselt, kuidas nad seal elavad ja päevarütmi ja asju planeerivad, ega mul ei olnudki see mingit kaasa rääkimist sellist, et oi, mina nüüd tulen kuskilt Tartust ja nüüd teeme niimoodi, vaata. Fuck you, muidugi ei tee ju nii, et teeb ikka nii, nagu nemad seal leiavad, et asi toimiks. Ja ma siis ütlesin, et okei, et mis sa siis ikka lasin ennast kohtusse anda ja siis tulid mingid paberid ja asjad ja allkirjastasin ära ja nii meil mõlemalt võeti ära, emalt ja minult. Aga see on jah see nagu, et kuidagi, vaid see oli nagu siuke strateegiline käik ja nüüd ta läks nagu riigi nimekirja ja siis riik nagu ise vastutab tema eest. Okei. Kui keegi küsib suga, et kas sul lapsi on, mis sa ütled siis? Ma olen siia alati öelnud, et ei ole. Ma arvan, ma jään seda ütlema, vaata, siis ta küsib, et sul on laps, kui vanad on, et siis on nagu 13. Et hakka jälle otsast pihta. Ja hakka jälle otsast pihta. Ja selles mõttes, et need, kes nüüd seda on kuulanud, need teavad, need, kes ei ole kuulanud, need ei tea ja ei ole vaja ka teada sel juhul. Kuulavad ainult need, kes on väärt seda kuulda. Et ei lihtsalt, et nii ta on ja niuke see lugu on olnud, et ma ei tea. Ja, nagu Jürts ütles, et siis mingit haletsust ei ole vaja, see teema on nüüd praegu purki pandud ja tulevikus siis lihtsalt ta saab rohkem kaasa rääkida asjades, mis on päevakajalised just. Ja. Aga ma tänan sind selle esimese saate poole eest, et sa selle meiega praegu jagasid, nagu päriselt. Aga mina sain kordades rohkem teada, kui ma varem teadsin. Et nüüd on jälle üks sammukene. Aga ma arvan, et kui ma oleksin neid asju nagu varem detailselt võib-olla isegi olen rääkinud neid asju, aga vaata, see ongi see, et sul ei ole seda samastumist, nüüd on sul samastumist see, vaata. Nagu, nüüd mul tähelepanu on. Podcastis ma olen palju tähelepanelikum peale selle. Ja seda ka, aga lihtsalt, et sul on nüüd omal nagu see mingi protsess läbi käidud, mingid osad, sa kujutad ette näiteks, kui mingid asjad on ja laps ja mis tunded ja siis on nagu võib-olla olegi teistsugune. Minu arust ma olen sul rääkinud, aga ilmselt ei ole see ka nii
aga võib-olla, ei, ma ikka arvan, ma olen rääkinud. Ei, sa oled rääkinud, aga mitte nii nagu täna. Seda ma mõtlengi, seda detailsust. Võt, teeme sekund pausi ja jätkame kohe tavateemadega. No vaatame, kas Jürts suudab ennast kokku võtta tavasaateks, et tunned ennast nagu... No nagu puhas paber, vaata, et hakkame nüüd uuesti otsast peale. Tere, mina olen Jüri. Tere, mina olen Andreas. Me viimati istusime siin Generaadio stuudios täpselt 16. november, ehk siis meie viimasest saatest on üle 2 nädala, 2,5 nädalat põhimõtteliselt, kui me siin nagu koos saadet tegime, mis oli täiesti pöörane saade. See oli meie jammi saade. Kadripäeva jämm, Kari haledaid pärdikuid saate nimi, mis kujunes meie suurimaks nädala hitiks, ütleme niimoodi, et kui mina alati jälgin seda, et kui palju on, ütleme, ööpäevas kuulamisi ja siis nädalas ja siis ongi nagu kogu lugu rohkem nagu selles mõttes, et ei jälgi, see on umbes nagu mingisugune näitaja ja sellist nagu kuulamiste arvu nädalaga nagu ei ole kunagi olnud, et meil oli üle 700 kuulamise oli, mingi 720 kuulamist oli nädalas, mis meie väikese podcasti kohta, me räägime praegu ainult meist, on väga suur number ja me oleme väga üllatunud, et see saade tegelikult inimestele väga meeldis, väga palju vastukaja sai ja see on nagu uskumatu, et arvestades sellega, et tegelikult enne seda me tegime Mihkel Rauaga saate, mis minu arvamuste kohaselt tuli üks super saade aga et nagu kuulamiste koha pealt nagu pika puuga, ütleme see Kadripäeva jämm ehk siis Kari haledaid pärdikuid. See on see, vaata, kui sa võtad Mihkel Raua või Siki, siis inimesed tahavad Sikit. Ei, tegelikult ma saan aru, mis tegelikult toimub praegu üldse podcasti majanduses maastikul. Et kuna ma jälgin see podcasti maastikku, siis neid podcast on nii palju juures, see on täiesti pöörane. Tunnistan ausalt, see on nagu täiesti pöörane ja kõik teevad külalistega saateid. Nagu ükskõik, kes sellelt sul on külalised, et ütleme niimoodi, et külalistega saated tegelikult, ütleme, kuulajate numbritena ei ole kindlasti enam need, mille pärast keegi saateid kuulad. Inimesed tahavad kuulata päris inimesi rääkimas päris juttu, et kui järgmine podcaster siin seda praegu kuuleb, siis räägi päris juttu, ole päris inimene, et need külalistega saated on juba tohu ja ei polše. Ja mis on veel naljakas, on see, et kõik podcastis on roninud ühe suure korporatsiooni alla, et kõik on põhimõtteliselt, et kui vanasti oli seal, ütleme siis taskus oli, ütleme 234 podcasti ja nad olid erilised, siis praegu on roninud kõik podcastid, kes ise hakkama ei saa enda turundamisega, ronivad sinna alla ja siis nüüd on niimoodi, et see monopol on nii suureks läinud, et nagu kõik on seal ja kedagi enam ei ole näha. Et see on nagu päris naljakas, et varem oligi nii, et kui oli seal taskus oli podcast oli ülesse, siis kohe nagu see oli nagu esilehel, sa olid seal nagu tegija, inimesed kuulasid ja praegu põhimõtteliselt on taskul, ütleme, nendel kõvadel saadetel, et selles mõttes, et natuke kurb on vaadata, et üks nagu teeb mingisuguse suurem monopoli endale, aga sellest nagu hetkel ma ei näe mingit kasu. Aga vaata, minust on ka naljakas see, et praegu ongi igast asjast on tehtud, on ärist, investeerimisest, autodest, korvpallist, jalgpallist, apteeki, mingisugust rohtudest, meditsiinist, siis on seal veel mingid põhimõtteliselt võta ükskõik mingi asi ja sellel on ilmselt on podcast olemas. Et kas siis nagu, kas need asjad on siis nii mahukad, et pead kui eraldi podcasti tegema? Ja ei, miks mitte? Selles mõttes, et kui kuulajaid on, siis miks mitte? Mul lihtsalt nagu mul on tunne, et nad vist näiteks podcast tegema hakkavad, nad vist ikkagi ei adu tegelikult seda, kuivõrd tegelikult väike on podcastide kuulajaskond, isegi nagu mingi mega hitt saadetel. Me räägime võib-olla mingisugusest 10 000, et nagu televiisoris on, ütleme, sital saatel on 80 000 vaatajat või no mis iganes, toon mingisuguse, no Sky Plussil on 100 000 kuulajat, me lihtsalt iga päev kuulab Alari Kivisaart umbes nii palju inimesi. Et ma nagu kui väike on see kuulajaskond tegelikult ja siis nagu me teeme nagu podcasti nii palju ja siis nagu hajutab lõplikult ära, kuigi ma arvasin tegelikult, et me rohkem tuleb podcasti kuulajaid juurde. Aga sellega on just see oht minu arust, et see nagu hirmutab ära inimesed ei oska midagi kuulata ja siis sa võtadki, et okei, ma kuulan, ma ei tea, mingi ürdimeditsiinidest mingit asja, on ju, ja see paskan vaata, on ju, et ma ei tea, et see hirmutab ära selle podcasti mõttes siin nagu, et ja alustad järgmist podcasti, seal on mingi muu teema, jälle ma ei tea, see nagu kuidagi kahtle, et putsi ma ei viitsigi seda podcasti kuulata, mingi perse.
ma ei tea, ma vahin YouTube edasi või mida iganes. Paremad jäävad ellu ja ma ütlen nüüd siin ka Kadripäeva M-is seda, et need, kes teevad asja südamega, need jäävad ellu, need, kes lähevad, ronivad Google sooja õlma alla ja hakkavad sellest mingit rahalist asja taga ajama, siis need on nagu putsis. Meil oli praegu väga vahva situatsioon, et me tulime, tähendab, kõigepealt pidime meie lindistama kella 4-7, siis Harimati kirjutas, et kas ma oleks võimalik, et me vahetame ära, et me tuleme 7 ja nemad tulevad 4, et neil on show tulemas. Et noh, muidugi loomulikult kuningatele tuleme ikka alati vastu selles mõttes, et ja siis oligi niimoodi, et praegu nagu just tõsised lõpetasid siin lindistumise, et nagu tegid meile sooja ja siis meie nagu jätkasime, et sellest oli ka see intro, et Mikael viskas meile väikse intro ka sisse ja noh, tore, ma ütlen tore, iga kord ma on nagu tore istuda selle tooli peal, kus tegelikult istuvad podcasti kuningad ja kellel on õigus nagu midagi teha või midagi öelda ja nendel on õigus sellest raha saada, nad teevad, ma ei tea, mul mingi põhjusel ikka veel naudin neid täiega. Ega nad teevadki head värki ja nii ongi noh, et nad on ühtlased, vaata, nad on nagu ühtlased, et neil on nagu okei, mõni teema võib-olla ei ole nii kaasaarav, aga kellel oleks? Aga keskmiselt võttes on nad ikkagi ühtlased. Nad on uskumatud vanad. Ja me käisime eile vaatamas ka Mikael Meemaa show'd. Puhas poiss, just. Ja minu hinnang sellele show'le on, ütleme, 70. Ma panen 70, sellepärast, et siis kui Harimati sooja tegi, noh, see vana pöörane, see ei ole midagi teha lihtsalt. Ta võib rääkida ükskõik millest, ta on lihtsalt nii naljakas, see lihtsalt nagu oled ihih-ahaha, ja Mikaeli show oli mulle kergelt võib-olla selle koha pettumus, et kui ma kunagi käisin mingit Mikaeli show'd vaatama, siis oli tõeliselt hea. Nagu see oli nagu tõesti hea, ma nagu haipisin täiega üles, aga see show nagu võib-olla olid nagu sellised mitte päris minu naljad, siis tuli vahepeal läks ikka nagu üles, et selline nagu, et voog ei olnud nagu minu jaoks nagu selles mõttes võrdne. Võib-olla oli nagu, ma ütlen ka, et ei olnud nagu kõige ja ei olnud 10-10. Just, et siuke kuidagi pikk ja venis, vaata, et selle mingi naljapüendini tihtipeale oli see sissejuhatus oli liiga pikk, et ei olnud nagu, et tuh on ju ja kõik naeravad, vaid kuidagi oli kuulake nüüd mind ja ma räägin, siis oli mingi sissejuhatus hästi pikk ja siis tuli see nali alles, on ju, et ja vahepeal oli nagu raske oli jälgida, aga kellaaeg, minu jaoks on ka kellaaeg hiline, sest kui see, noh, tead oled harjunud 9:30 juba tuduma ja ikkagi 7 tuled show'le ja noh, lõpetad 9:30, eks ole, põhimõtteliselt istud 2,5 tundi. Et aga nagu Mikele küsisin ka, et kuidas siis nagu nii pikk tund on, siis ta ütles ka, et ega see tund ei oleks pidanud nii pikk olema, aga vaata, no see oli viimane show ja noh, igalt poolt tulid mingid naljad juurde ja siis tuligi vist tegi kogu selle asja ära selles mõttes, et meil oli nagu ideaalne võimalus nagu näha seda meistrit tegemas sellist, noh, kõige pikemat tundi nagu ever, eks ole, pea 2 tundi, selles mõttes on nagu äge, et selles mõttes, et ikkagi tore õhtu oli ja ma räägin, et nende meeste ees muud mütsi maha ikka täiesti tegelikult ka, et nagu. Ja no praegugi tulid sisse, siis tundsid siin, et kuningate õhk on toas, et kuigi Harimati ütles, et peeretas tooli täis, aga mul ikka see tunne, et siin oli korralik, noh, siuke austus on nagu üleval, et sa nagu tunned, et need vennad on nagu, noh, kui ilmselt, noh, tegelikult ei peaks seda võib-olla olema, siis nad on sama. Sest esiteks nad on meist 8 aastat nooremad või midagi taolist, on ju. Poisiklutid, vaata, ajavad mingit ilget joga, aga nad tekitavad sellist tunde, et hakkad neid austama nagu. Jah, just. Võt nii on. Ei, väga cool. Just. Tulles nüüd tagasi selle podcastide juurde, siis meil oli siin podcasterite meeting, Kene raadio nagu siis korraldas podcasterite meetingut ja siis mina ja Jüri ja Lemme-Liis olime siis seal nagu need, noh, jutuvestjad või noh, ma ei tea, kuidas seda nimetada siis. Olime siis seal esimesed külalised, et eks ole. Aga juhtus niimoodi, et põhihost jäi haigeks ja teine host ei vedanud välja vist ja siis kokkuvõttes pidin mina seda show'd seal hostima. Sa said tegelikult väga hästi hakkama, sest et mina tundsin suht nagu, ma ei ütle krampi, aga nagu noh, vaata, kuna meil tegelikult nagu ei olnud ju mingit ettevalmistust, vaata, me mõtlesime, kas me teeme, kas me tuleme mingi nagu ettevalmistusega või, aga kuna meil oli nagu see, et
mingi host on, kes nagu juhib, kes nagu siis kes nagu seda vestlusringi nagu veab. Ja siis me lihtsalt nagu anname oma hinnanguid, arvamusi, mõtteid, mis iganes asju, et nagu ei olnud selles mõttes mingit kava. Meil ei olnud isegi, vähemalt minul ei olnud nagu täis ettekujutus, et mis formaadis see nagu on, et istume ringis ja räägime, vaata, et selline oli nagu see algne. Et ka see mulle tundus siuke natuke... Aga üritus tuli vahvalt välja tegelikult, et seal Ken klubis oli pandud laud, mingi hästi pikk laud või selline oli nagu kinni pandud või mitu lauda koos, ma ei tea, ja kogu see laudkond nagu ilusasti gathered around, et see nagu tuli nagu suur korralik laudkond. Ja kõik sulandusime üheks tegelikult. Et... Ja tulid uusi podcastereid, kes nagu tahavad hakata oma podcasti tegema, tulid nagu oma küsimustega ja aruteludega, et ühed kutid tahavad teha räpi podcasti, et nagu hakkavad seal nagu räppareid külla kutsuma või räpi juttu rääkima, väga äge idee, sellist podcasti, mina ei tea, et räpi podcast on, nii et te, kes selle peale mõtlesite ja see asi juba tuleb, nii et te olete hiljaks jäänud. Räpp on meie teema, seda valdame, me paneme räpi read ritta ja kohe laulame. Pane edasi. Ja siis oli seal üks tütarlaps, kes tahtis hakata tegema, ta oli eriti äge, mulle tegelikult ka meeldis see podcasti idee, et tal oli plaan vist hakata mingisugusest oma vanaema juttude põhjal tekitama mingit teise maailma või sõja ja mingid sellised nagu, see tundus nagu hästi huvitavalt nagu hästi huvitav ülesehitus ja tundus, et tütarlaps on sellega rämedalt vaeva näinud, neid lindistanud, kuulanud ja... Juba nagu idee oli nii originaalne, et see on nagu saade juba, vaata, nagu mingi Hillar Palametsa ajalootund umbes. Aga ta ütles, et ta ei taha, et see oleks nagu raadiosaade, aga esitanud nagu Orosenist, tal oli nagu hirmud sellega just, et kas ta nagu ise on, kas tal see hääl on nagu piisavalt hea ja mis tal oli väga hea hääl selles mõttes, et ja siis oli meie kuulajaid ja meie sõpru ja chillisime ja tegime siin väikse podcasti õpetuse ka stuudios veel ja niimoodi eksprompt, eks ole, et põhimõtteliselt sellest oleks võinud kõik pappi saada, aga ei. Aga meie ei tee seda raha pärast. Loomulikult me ei tee seda raha pärast. Me teeme seda ikkagi sellepärast, et aidata... Et me armastame seda. Aidata noori ägedaid tüüpe igast ägedat asjadega, et meilt saab ikka abi. Meilt saab ikka abi, jah, muidugi. Sellepärast, et see, et me tissisime seda, et siin iga asja kohta podcast on, aga need, mida me tissisime, see, et mille kohta nagu ta podcast on, et need kaks ideed, millega tuldi, olid ikka väga head ideed, et ma väga haibin üles selle. Et hästi vahva üritus oli selles mõttes ja kes kohal ei tulnud, see teie kaotus. Jah, oleks saanud pilti teha ja juttu ajada ja igast muud möllu. Aga me kindlasti teeme midagi suuremat ka varsti, et eks me vaatame siin. Eks me ikka siin mõtleme, et meie elukesed on ka sellised üsna kiired. Just. Jõulud on tulemas. Kuigi mul on nüüd viimase ajal on natukene parem, natukene rahulikum see elu, et olen saanud ka nüüd. Tegelikult see 2 nädalat pausi, miks me nagu saateid ei teinud, oligi tegelikult tingitud sellest, et ma tundsin, et mul on vaja aeg maha võtta ja et lihtsalt, et puhkame paar nädalat, et tundus mulle kavalam, nagu mõnest oli maailma parim idee, nagu mis teha sai. Kui ma lugesin ära, mitu saadet ma olen teinud oma elus praegu podcasti, alates augusti keskelt 2018, kuni siis tänase sama lindistus, mis on, siis see on minu 103. saade. Ma olen 103 podcasti teinud. Saad aru? Ja siis on nagu ime ka, miks nagu üks hetk jookseb juhe kokku, eks ole, ja sa tunned, kes sul ei ole midagi öelda. No podcast on tegelikult natuke ikkagi loometöö, vaata, ja sa pead nagu koguma, puhkama, neid kuradi fucking patareisid laadima. Vaata, kuna meie nagu suvel, tegime edasi, vaata, enamus võtsid mingid puhkused ja mingid asjad, siis meie nagu genereerisime ideid edasi ja tegime tööd edasi. Ja muide, juulikuu oli meie nagu edukaim kuu üldse. Juulikuus oli meil kõige suuremad saated, olid see 2019 ja nüüd siis november oli teine kuu, kus oli nagu kõik laabus nagu mühinal, et selles mõttes on nagu... Oota, oligi septembris, vaata, vist oligi see aeg, kus kuidagi langes see, vaata, peale suve me nagu tundsime mingi trend nagu kisub allapoole. See oligi see, me mõtlesime, et ei tea, mis nüüd toimub, et kas me hakkame nagu seda oma mojot kaotama või mingit asja. Aga nüüd on jälle nagu tõusud jälle on, ja. Aga nagu seal Harimati sa ütles ka, vaata, et
tudengid tulevad linna ja elu läheb käima ja võib-olla siis ei ole aega kuulata nii väga, aga nüüd on see rütm tagasi tulnud ja nüüd on jälle inimesed kuulavad. Ja on ka inimesi sellised, kes vahepeal lihtsalt väsivad ära või siis ütleme, unustavad mind mingiks ajaks ära ja siis üks hetk tulevad tagasi. Et mul siin on mõned inimesed on kirjutanud, et üks hetk nagu hakkasid oma asjadega tegelema ja kuidagi vajusin unustuste hõlma. See kõlab ju karmilt, on ju, aga mul on ka mõne podcastiga niimoodi, et ma nagu üks hetk ma ei kuulagi neid ja siis avastan nad uuesti, ütleme, kas 3 kuu pärast ja jälle naudin neid, võtan jälle sealt, kus pool lein ja kuulun need ilusti järgi ära, et mul selliseid podcasti on. Aga mis on huvitav on see, et kui ma arvasin kogu aeg, et ütleme, kui saadet teha ja ütleme, et mingisugune ajakirjanduslik, ma ei tea, ajakirjanduslik mingi asi meid nagu tsiteerib või kuidagi nagu, ma ei tea, kas raadiosse või telesse või Google ajakirja saad, et siis on nagu, et nüüd sa oled tehtud mees, et nüüd inimesed vajutavad peale, hakkavad kuulama. Nii. Aga mis juhtus oli see, et meie saatest Mihkel Rauaga siis tsiteeriti meid ja seal oli ilusti kirjutatud ka, et muusik ja kirjanik Mihkel Raud vastas taskuhäälingus Herilasepesa saatejuhi küsimusele, mis on sinu kõige lollim isana ja siis tegu isana ja siis sellest oli tehtud nagu üsnagi pikk kroonika veebiartikkel. See oli küll nagu selline, et lihtsalt nagu scrollid Delfit, vaatad, kroonika ja siis on nagu see Herilasepesa ja siis kui siin on nagu vajutad peale, siis nagu kohe on see osa hakkab ka mängima, et ütleme, et sellest nagu mingisugust kuulamiste kasvu ei olnud, aga see oli nagu nii äge, et nagu meid nagu märgati, et nagu minu küsimuse peale tehti artikkel. Ja eriti huvitav on see, et keegi pidi ikkagi läbi kuulama. Jah, keegi pidi läbi kuulama. See oli nagu siuke äge, et see oli nagu hästi lahe. Ja meil on üks jutt veel rääkimata, et ma kuulasin kunagi Tussisööjaid, siin äkki paar saadet tagasi, siis Tussisööjad rääkisid seal sellest, et mingi kanal 2 kutsus neid saatesse ja siis seal umbes olid, et nagu suhte ekspertidena, et siis et umbes, et 5 põhjust, miks mehed naisi mahetavad või naised mehi või kuidas naisest lahti saada või midagi taolist. Et ja siis mul tuli meelde, et see on meile pakkus ka, no ma ei tea, kummale esimesena pakkus, ma pakun, et Tussisööjatele, kes teab, ka meile kirjutas Kanal 2 õhtusaade ja kutsus meid nagu õhtusaatesse suhte ekspertidena, mind ja Jürit, rääkima siis sellest, kuidas nagu naisest lahti saada või mida peaks tegema selles mõttes, et ma mõtlesin ka need nagu et korraliku nagu selles mõttes nagu tegin eeldused ära, et nagu me seal saates lolliks ja tegin hästi pani vastused kirja ära, aga siis juhtus selline asi, et Jüril oli töö ja me ei saanud minna sinna. Ja nii lihtne ongi, et ju siis ei olnud õige aeg. Ei, tegelikult oli selles, et me leppisime kokku ja siis ta küsis mu käest, kas ma saan, ma ütlesin, et kurat, ma olen tööl ja siis me leppisime nagu järgmiseks päevaks kokku. Kõik oligi nagu kokku lepitud juba, et sõidame järgmine päev Tallinnasse, aga siis tuli välja, et ikkagi et see saade tehti ära päev varem. Et selles mõttes me olime nagu enam-vähem juba minemas, aga ikkagi tühistati ära meie et see saade tehti ära päev varem. Ta kirjutas niimoodi, et neil said nagu ideed otsa ja siis nad võtsid selle sama teema, võtsid siis nagu päev varem, et me pidime reedel minema, oleks siis olnud nagu tolle nädala lõpuvennad siis, aga jah. Aga lubati ühendust võtta, kui midagi on. Selles suhtes on nagu chill. Ja see, et juba meie poole pöörduti, nagu see oli mulle väga suur kompliment. Et see oli nagu hästi vägev. Nii, tegelikult tahaks korda rääkida ka sellest, et meil on üks tuttav. Räägime umbisikuliselt, jah. Me räägime sinuga, kallis tuttav. Jah, just. Et meil on üks tuttav, kes oli nagu, võid öelda, tulihingeline fänn meil. Meie podcasti tulihingeline fänn, aga ta ilmselt kuulas ja ta oli alati kas siis laikimas või ka kommenteerimas. Ta oli minu väga suur fänn aastaid tagasi. Ja pärast seda ta osutus ka podcasti heaks kuulajaks. Just, üks meie suurimaid kuulajaid alguses. Aga siis nagu juhtus mingi siuke huvitav case, et ühel hetkel ta enam ei jälginud meid. Lihtsalt nagu täheldada, et alati oli inimene kohal, ta laikis alati ja siis ühel hetkel, kurat, seda ei ole enam vaata. Ja siis tuli ka välja, et ta on jälgimise maha võtnud ja ta oli ka Facebookis meid mõlemaid sõbralistest ära kustunud. Ja nüüd nagu arutasime Andiga, et ei tea, mis kuradi teema nüüd on, et kas me nagu solvasime teda kuidagi
siis mõtled, et aga me ei ole ju midagi sellist nagu rääkinud, mis võiks nagu teda solvata. Et me ei ole teda nagu kordagi puudutanud. Kus nüüd juhtus selline asi, et sõbralistid kustutatakse ära, Instagramis enamast jälgita, ei jälgita, mitte midagi, täiesti nagu... Nagu ei tunnekski inimesi. Aga noh, siis tuligi see mõte, et vaata, tal oli vist mingi, ta kunagi kirjutas sulle ja küsis... Jaa, ta kirjutas mingisugune pool aastat tagasi või natuke vähem 4 kuud tagasi, et kuule, et kas meil oli mingi thing oma vahel või? Siis ma nagu vastasin, et põhimõtteliselt ei olnud ju. No, sest et meil ei, põhimõtteliselt mõtlesin, et ei olnud, meil ei olnud thing, et ei, miks sa küsid, vaata? Ai, mul siin üks tuttav umbes hakkas mingi, ma ei tea, tegema mingi raamatu, mida iganes. Tuttav, ma ei jää. Siis see teema jäigi sinna paika. Ja siis... Ja noh, siis ma tuligi mõte, et ilmselt tal boyfriend või keegi siuke mehe hakatis käskis või palus läbi mingi draama, et noh, armukadeduse siis palus nagu ilmselt mitte jälgida ja kustutada ära need tüübid sõbralistest. Ja see sama inimesega kunagi rääkisin veel ja siis ta umbes tuli ka kuskil see jutt välja nagu, et ta nagu äkki ta mees kuulab või midagi ja siis vist äkki isegi arvab, et mingid lood on temast või mida iganes, et mul on olnud terve elu selline imeline oskus. Nagu iga kord, kui ma saan mingi tüdrukuga tuttavaks, siis tema boyfriend läheb hulluks. Nagu ta peab mind maailma suuremaks ohuks. Nagu. Ja kõige naljakam juhus, mis sellega juhtus, oli see, et ma sain kunagi tuttavaks hästi kena tütarlapsega. Kõik oli chill, tal oli boyfriend ka, oli olemas, ilgelt suur jurakas oli. No ma räägin, et mingisugune 30 kilo rohkem lihast kui minul ja sama pikk ja no tegelikult ka nagu uskumatu vana vaata. Ja ta läks nii armukadedaks, et nagu see tütarlaps hakkas minuga suhtlema lihtsalt ja me olime lihtsalt sõbrad. Noh, selles mõttes, et nagu meie vahel ei olnud midagi. Ja nii armukade oli ja lõpuks oligi see asi, et kas ta nagu suhtleb minuga edasi või siis suhtleb temaga vaata. Ja siis see tütarlaps oli öelnud, et kui sa niimoodi käitud, et noh, ma suhtlen Andiga vaata edasi, siis oligi, et nagu millest tüüp näitad aru, et see oli nagu kohutav lihtsalt, et kuidas see armukadedus nagu ja ma ei tea, kas see oli siis see, kuidas me inimestega suhtlen, kuna ma olen siukene nagu vabameelne ja vaba ja siis nagu kõik näevad mingi kohutavat ohtu. Aga see on nii naljaks, et mingi läbi podcasti, et suure tõenäosusega ongi see kutt on meid podcastis kuulanud ja siis ta nagu kujutab ette midagi ja siis me oleme arvatavasti, me oleme sittakanti ilusamad, kui see kutt on sittakanti targemad ja tublimad, vaata, ja siis ta arvatavasti keelas oma naisel meie kuulamise ära ja jälgimise ja sõbrail olemusega, et see tüüp, kui ta kuuleb mind, käi vittu. Ilmselt nagu üldse on nagu kuidagi veider, et sa oled armukade mingite asjade peale, mis ei ole sinuga seotud, nagu mingid saade või mingid inimesed elust ja sa palud või käsed ära kustutada või lõpetada selle ära, et kui ebakindel väikene pärdik sa oled. Ja kui tegelikult, kui nõme on olla see naine või see, kes selles nagu ära nagu allub sellele provokatsioonile, kes surub selle siis nagu mingid asjad alla ja sa saad ju aru, et siit läheb ainult hullemaks. See ei ole ainulaadne kord. Et varsti sa ei või enam poodi minna, sest et seal on mingi mees müüa või sa ei või enam, ma ei tea... Kas sul on üldse mõni sõber veel alles? Meessoost tuttav või? Kõnnid üle tee ja keegi laseb su üle, et türa ta lasis üle, mis tal mingi ting on või? Ta ei tohi arvatavasti kuulata meie podcasti, no? No ma arvan ka, et ei tohi. Ma arvan, et ei tohi ühtegi meeste podcasti kuulata, meid räägida. Et mõtlen, et selles mõttes on see nagu kohutavalt ma saan aru, miks sinu peal oleks armukadedad. Ka mina olen sinu peal armukade, et sa oled nagu nii ilus, nii äge, nii chill, nii mõnus. Absoluutselt. Maailma kõige ohutum mingisugune sõber ever, on ju. Aga noh, aga see ilmselt ongi see, et mingi oma puudujääk nagu kuidagi, vaata, ütleme, kui sa oledki vahetu suhtleja, mõnus, chill, lõbus, siis ütleme, see tüüp ise võib olla mingi, siis ta näeb, kuidas sul on lõbus. Tegelikult sul ei ole isegi mitte lõbus, vaid sa oledki selline, vaata, või kuidagi ja elataksegi siis mingit komplekse välja. Ma ütlen, et ma olen ise olnud samasugune olnud, et hästi kiire on sinna nagu sattuda sellesse fucking armukadeduse võrku ja see paranoia hakkab kohe, toidab ennast edasi ise. Aga millest see paranoia tuleb nagu sellest? See tulebki et ma lihtsalt kuidagi tundsin ühte inimest, kellega ma suhtlesin ja meeldisin talle, aga meie vahel ei olnud midagi ja see oli ka aastaid juba mingisugune fucking 6 tagasi. Mida vittu, noh? No jah, et see on nagu nõme, jah. Aga see on meie arvamus, mis nagu juhtus, et võib-olla ta lihtsalt avastas, et me oleme nii nõmedad tüübid, et ta lihtsalt ei taha meiega sohisida. Ei usu, see ei ole reaalne. See ei ole reaalne.
kuulge, aga aitäh, et te kuulasite meid ja tervitame kuulajaid ja peatse kuulmiseni meie kuulajad. Ja, kohtume äkki jälle 2 nädala pärast. Kuuldel. Tšau.